Saadet toetab Pahv. Eks ta suur mees ka, tal ongi raske vist neid pehmeid koksi teha. Et sa kogu aeg nii-öelda proovid siis laivis aru saada, et mis need vastase valikud üldse veel järgi on. Tõesti selline talvine rannavalle mekka, et sellele ma sain küll kinnitust. Seda potentsiaali ma hakkasin nüüd aina nagu reaalsemalt katsuma. Tere, head kuulajad ja vaatajad! Neil päevil maailma liidrite vahel ja mõlemal pool ookeani on segased lood, kuid Nilsi elus seest on kena atmosfäär, sest meil palijale noortefilm Pikad paberid liugleb lainete sees ja mängib Ronaldinhoga Brasiilias vutti ning muusikeik tunneb uues laulus rõõmu, et on sündinud vabas Eestis. Head kuulajad-vaatajad, isegi kui olete loobuda meist proovinud, siis see näib lootusetu soov, sest kui hetkel neid sõnu kuulete, siis järelikult olete taaskord otsustanud meiega järjekordse vollerännaku ette võtta. Ja aitäh teile selle eest. Täna on meie saates laiali harrastus võrkpalluri kõik mured ja rõõmud. Laial on isegi kõik taevas ja maa, sest vaatame teemale sisse eriti sügavalt. Stuudios on lisaks minule 3 meest. Esiteks meie oma kangelane, kes ohu ees ei sulge iial silmi. Ta on nagu sangar seiklusfilmist. Mart Iisar. Aplaus. Mart. Samuti stuudios 2 paari, sokid ja sandaalid. Tal alukaid alati pole. Tal on lahtised plaanid. Nils Rüüka. Tere. Ja kolmandaks noormees, kes üldiselt istub üksinda, kui meie siin stuudios tantsime. Kas tõesti näen ma viirastust? Näki neid seal kullases rüüs, on rõõm ja au öelda. Tere tulemast meie seekordsele külalisele, IT-valdkonnas töötavale ja harrastajana kohati isegi liiga palju rannavõrkpalli mänginud Kristjan Kuressaanile. Tere, Kristjan! Tere! Mart, pikk laager Tenerifel tehtud, kas pärast laagrit pigem on emotsioon selline hea ja oled väga värske ja energiline või vastupidi natuke laager ka väsitab? Mõlemat peab ütlema. Laager ikkagi väsitab üksjagu. On kindlasti intensiivsem koormus alati laagris kui kodusel perioodil. Aga teisalt sai olla päikse käes 3 nädalat täitsa teises elurütmis, et see kindlasti värskendab, et laager on see mõttes nagu hoopis teist moodi hetk, et sa lähedki sinna, sa ei võta sinna põhimõtteliselt mitte midagi muud kaasa peale pere ja tegeledki treenimisega, söömisega, seda näiteks see suhe, kui tihti me sööme väljas restoranis, on nii palju suurem kui kodus, et ei pea tegelema väga selliste olmemuredega juba lihtsalt, et ei hakka võõras kohas nagu nii ennast koduselt sisse seadma. Et siis on hoopis teine rütm, et selles suhtes on kindlasti ka värskendav. Abikaasa Eve muidugi, tema tegeleb 3 asjadega laagris, ei ole väesu. Jah, absoluutselt. Nils, sinul on Eesti talvest hea selline kogemus siin veebruarikuust. Mida sina Eesti talve puhul kõige rohkem naudid? No lõpuks on lumi tulnud maha, mis on väga tore. Ja saanud siis ka natuke lumelauaga sõita, siuh-siauh. Ja eks ikka rannavallet on ka siin Eestimaal tore mängida. Muidugi Tenerifel prooviks ka kunagi. Aga praegu teeme Ülemistel ka ikka mängud ära. Ülemistel vähemalt ei võeta võrke maha, Mart, selles suhtes on Ülemistel isegi natuke parem kohati kui Tenerifel, aga selle teema juurde me tuleme. Kristjan, sina oled ka siin käinud välismaal luuramas. Me proovisime sind juba eelmisesse saatesse saada, aga sa ütlesid, et hea meelega tuled, aga oled umbes mitukümmend 1000 kilomeetrit liiga kaugel. Kus sa käisid, mis sa tegid? Jaa, õnnestus käia mõni nädal tagasi Tais ja isegi rannavullet veidike mängida. Küll oli seal Phuketis keeruline naaberriigi rahvastega platsid ära jagada, aga õnnestus siiski peale saada ja mõned mängud ka seal teha. Naaberriik ilmselt mitte Läti, Soome, vaid pigem vene rahvusest mängijad. Ega ma nii hea keeleekspert ei ole ka, et üks nendest, jah. Mis tasemel on Phuketis need mängijad, kellega mängitakse? Hea küsimus. Väga erinev. Seal oli, ütleme, koht, kus mina nägin, oli võib-olla 15 platsi üleval ja see tase varieerus väga selline, ütleme Eesti mõistes C-tase kuni niuke A-, et osad platsid olid ikkagi hõivatud väga tõsiste harrastajate poolt, kes kindlasti võiksid Eestis GP tasemel kaasa lüüa.
No Kristjan, sa oled IT-valdkonnas tõesti tegev, aga miks me su täna saatesse oleme kutsunud, sa oled meil ikkagi jäänud silma väga erilise rannavõrkpalli sõbrana. Sa oled käinud Mardi ja Kustiga omal ajal päris mitmetel MK-etappidel kaasas. Sa oled ise mingil hetkel väga palju trenni teinud ja kui sa peaksid ennast ise veel natukene iseloomustama, siis kuidas sa ennast kui sellist rannavõrkpalli inimest iseloomustaksid? Eks ta ongi nagu etapiti natuke, et ütleme 6 aastat tagasi ma ei olnudki rannavõrkpalli inimene ei ühestki aspektist, et siis kuidagi ma nägin reklaami, et Mart on terase saalis ja mulle tundus, et see oleks hea viis 96 kilosel IT-töötajal siis natukene kaalust alla võtta ja läksin sinna, seal oli mingisugune vaba treeninguvorm ja läksin Mardi juurde ja ütlesin, et kuule, et hakkame sõpradeks, et äkki ma saan ka siia treeningusse tulla ja nii ta läks. Ja sa olidki Mardi trennides alguses? Jaa, ma olin Mardi trennides, et alguses, kuidas see oli, et kord nädalas äkki ja väga vaevaline oli see, et vorm oli raske, vilets vastupidavus ja esimesed puuted ja oli keeruline ja kuskil aasta aega niimoodi nühkides ma sain aru, et kord nädalas ikka ei saa paremaks selles mängus, kui sul ei ole niisugust, ütleme siis noorena valmis tehtud baasi. Aga sa oled muidugi palju edasi läinud sinna aastatega ja sinna me tõesti tuleme tänase saate teises pooles. Mart, ma küsin aga ära, kuidas sinu Kristjaniga seotud esimesed mälestused on, millised need on? Ma mäletan seda kusjuures väga täpselt ja miskipärast on see, ma ei usu, et see nüüd oli esimene trend täpselt, mis mul silme ees on. Sest ma arvan, et see oli midagi sellist, et me tegime ühe avatud suurema trenni, kus me siis panime need akadeemiagrupid kokku. Ja siis, kui siis Kristjan sinna oma gruppi sattus ja oli teist või 3. korda seal trennis, siis läksime juba natuke intensiivsemaks, et pidi natuke rohkem seal liikuma ja siis oli üks hästi näost punane käed põlvedele mees, siis ma, treeneri kogemus tol hetkel ka väga suuri olnud, siis korraks mõtlesin, et aga mis juhtub, kui keegi mul trennis näiteks mingi otsad ütleb, et kes siis vastutab. Siis ikka läksin Kristjani juurde, et kuule, kui raske on, et siis sa võid mõne vahele ka jätta või Ja muidu sa ikka utsitasid kõiki takka, et läheb ja siis mingi hetk Mark vaatas mu roheliseks tõmmunud nägu ja ütles, et aga kui üldse ei jõua, siis võib ikka puhata ka. No aga oleme ausad, ega kui tuleb ikkagi algaja selline mees sinna terase liiva, siis ega seal ongi raske, aga ilmselt neid nägusid, mis oleks sul väga rõõmsad olnud seal pärast mingit rasket harjutust, ega neid liiga palju ei olnud ilmselt. No vaata, harrastajate trenniga, on üldse nii, et esiteks see, et sa oled rannavõrkpallis harrastaja, see üldse ei ütle, kui hea füüsiline vorm sul on. Sa võid olla väga tugeva sportiga taustaga, ikkagi võrkpalli mitte osata, siis sa oled ikkagi samal tasemel kui keegi, kes põhimõtteliselt ei ole kellu sporti teinud. Ja siis on võib-olla päris keeruline seda trenni üles ehitada, sest osad ju tulevad trenni selle mõttega, et tahakski võib-olla nokitseda, saada aru, kuidas alt sööd käib, teised tulevad trenni selle mõttega, et ma tahaks nüüd, et mul oleks ikkagi korralik kalorid põletatud, nägu punane ja ma tunneks, et ma olen pärast trenni teinud. Et siis peab nagu seal laveerima nende vahel, nende erinevate soovide vahel ja Kristjan ise tegelikult oli näha, et tema tahab tulla trenni tegema ja saada ka selle koormuse kätte, aga ta pingutas kõvasti, aga füüsiline keha sellel hetkel polnud veel selleks valmis, aga mis on üliäge minust vaadata, mis on Kristjani näide, minu meelest on üliäge, et sa tuled täiskasvanud inimesena, kes ei ole suure sporditaustaga ja võtad kätte ennast, sulle meeldib see mäng ja nüüd ju vaatad, võiks mängida Eesti GP etappe ja oled ju ka mänginud siin kvalifikatsioonis ja ma ei tea, kas oled põhiturniiril ka saanud või? Jah, see nüüd ametlikult GP alla ei läinud, aga mis Pärnus oli see, kas oli Petronas või? Yeah. Seal saime põhile peale Taavi Leinartiga. Et selles suhtes üli inspireeriv lugu minu meelest ja ma loodan, et siin paljud harrastajad vaatavad ja täna veel, kui me rohkem Kristjanist räägime, siis jõuame täpsemalt vaadata, kuidas see võimalikuks on saanud. Ja meil on täna siis tõesti plaanis oma saade üles ehitada just paljuski harrastusvõrkpallile, rääkida väga erinevate nurkade alt sellest harrastusvõrkpallist, nii et ma usun, et see vaatamine, kuulamine võiks olla huvitav kõigile, aga loomulikult me räägime natukene muust ka ja sellest muust me räägimegi tänases saates esimeses pooles, nii et hakkame vaikselt pihta.
Emb-kumb rubriiki meil täna ei ole, sest et me oleme ise ka aru saanud, et see teeb saate ju veel pikemaks ja see oli üks hea koht, kus natukene lõigata, nii et me alustame täna sellest, mis on siis natukene toimunud meie enda vaatest ja ma tulite siis tiimaga Tenerifelt laagrist, õnnestus minulgi olla teiega seal natukene koos ja näha seda, mis te tegite, kuidas sa laagriga ise rahul jäid? Kuule, ma võiks ütelda, et ma jäin isegi väga rahule laagriga, et see laager oli meil kuidagi väga hästi jooksis, oli väga hästi niimoodi läks nagu kokku, et alustasime seal kahekesi, nii et tegime ühe saksa paariga trenni esimesed 4 päeva, siis liitusid Indrek ja Armin ja Patrik, olime seal 8 päeva nendega koos ja me saime seal siis nii-öelda teha oma pundiga pluss Tšehhi ja Šveitsi mängijatega. Saime ka seal Arminile ja Patrikule natuke rahvusvahelist treeningkogemust ja siis viimane nädal siis läksid teised eestlased ära, siis saime veel natuke rakendada rohkem mängulist olukordade Austria koondiste paaride vastu omi asja ja lõpetada kogu asja King of the Courtiga, et mõlemad püsisime terve aeg, suutsime kõik mõnud kaasa teha ja need mulle vähemalt endale paistis, et see iga nädal läks nagu mänguliselt väga palju paremaks, et see, mis ma juba lõpus seal Austria trennides nägin, mitte ainult, mis ma nägin tiimas, vaid ka endas, kuidas ma ise tundsin, et see küll nagu inspireeris päris palju ja tekkis kohe siuke võib-olla isegi veel suurem siuke et ohoh, et me võikski jõuda tegelikult päris kaugele ja seda potentsiaali ma hakkasin nüüd aina nagu reaalsemalt katsuma, et siin on see nagu päriselt olemas. Kuidas need treenid välja nägid, mida te laagris tegite? Anna, ole ja natukene sellist ülevaadet ka inimesele, et kui palju olid mängulisi trenne, kui palju üldse trenni tegite, räägi sellest natuke. Enamasti me läksime sinna selle suunisega, et kui keegi meilt küsis, et mis ta tahaks teha, siis me ütlen pigem nagu mängulist, et kasutada selle ära, et kõiki neid asju nagu mängu rakendada, saada veel tagasisidet, mis mängus veel välja ei tule, seda tagasisidet tuli ka, et jah, enamasti kõik mänguline, et sakslastega alguses kohe alustasime, esimene päev alustasime väikeste mängudega, neile ka meeldib väga palju igasugu puute ja tehnikaarvutuse teha, aga me suunasime sinna mängulise poole rohkem, siis seal laagri keskel olidki šveitslastega järjest treeningmängud, nagu nii-öelda, et mängud ja austerlastega ka põhimõtteliselt olid siuke 50-50, et mängulised trennid, et mis see teine küsimus oli? Et palju te trenni tegite seal? No ikka sai tehtud, et alustasime esimesed 2 nädalat oli siuke äkki kuigi 3 päevas 4-5 trenni ja viimane nädal siis tegime 1 pallitrenn päevas, et siis seega läks ka väga hästi kokku, sest et seal oli vaja natukene seda koormust maha tõmmata, et keha hakkas juba väsima, siis viimane nädal oli hea siuke 1 pallitrenn päevas ja jõuda veel King of the Court ära mängida, et ega selgi poolest laagri lõpuks oli päris hea kurnatus peal, et nüüd siuke pool nädalat puhkust on siin ära kulunud küll. Lisaks pallitrennidele, mis te veel tegite? Lisaks pallitrennidele tegime omaenda füüsilise ettevalmistuse trenne, aga seda ka tegelikult me esimese 2 nädala jooksul ei jõudnud väga lisaks teha, et see tuli rohkem sisse viimasel nädalal, kus meil jäi aega selleks. Aga liiga palju sellele keskendunud? Ei, liiga palju mitte ja ega me sellele, ütleme, et see füüsilise ettevalmistuse trenn on meil üldse selline et ta ei ole füüsiliselt nüüd nii tohutult koormav, aga ta on ajaliselt koormav, et ta on ikkagi igapäevaselt siuke 20-40 minutit pluss siis kord 2 nädalas siuke 1,5-tunnine programm, et ta lihtsalt peab ajaliselt ja energeetiliselt ära mahutama. Ja räägi ka natuke, mis te nendest treenidest teete? Las see jääb teise korra teemaks. Nii pikk teema? See on pikk teema, jah. Aga sellist klassikalist jõudu te ikkagi praegu ei tee üldse või? Jah, praegusel hetkel me juba tükk aega ei ole klassikalist jõudu teinud juba isegi väga pikk aega. Ma ei ole selles suhtes raskeid raskusi, ma ei ole jõusaalist tõstnud üle aasta kindlasti. Ja kuidas sa tunned ennast võrreldes selle, kui sa seda tegid? Ma tunnen ennast hästi ja teatud mõttes ma tunnen ennast nagu paremini. Ma nüüd
see switch natukene käib ja nüüd viimasel ajal ma just olen hakanud tundma, kuidas ma olen ka suutnud hakata jõudu rakendama selle osaga, mida me oleme nüüd tahtnud ellu äratada selle uue füüsilise ettevalmistuse nii-öelda süsteemiga. Et see on hoopis teistsugune lähenemine ja ma tunnen ennast hästi. Nii, mul on Tenerife kohta paar mõtet, kuna olin seal ka kohal. Esiteks mina muidugi läksin sinna, vaatasin Helvi Kooman on kohal, et saab ka tuttavaks olümpiavõitjatega, aga tundub, et nad läksid just võib-olla isegi sama lennuga ära, millega mina tulin, et minul neid näha ei õnnestunud. Nii et ma arvasin, et mingid turvamehed olid ümber või midagi, et olümpiavõitjad siis piiratakse. Ei olnud ja isegi moll oli kohal küll, aga oli vale moll oli kohal. Haciendas käisime vaatamas seda kohalikku superkeskust ja seal oli teine moll sõijuhtust, aga õiget molli mina ei näinudki olümpiavõitjat. Vale moll. Ütlesid talle kurat, vale moll. Ma isegi ei vaevunud rääkima minema. Aga oli küll tõesti ikkagi palju paari, mis oli minu arust võib-olla natukene üllatav, et ma arvasin, et seal treenivad ainult maailma tipud. Aga seal olid ikkagi maailma 100-ndad, 200-ndad, ma julgen öelda, ikkagi siuksed väga paljud ka, ütleme siis, heal tasemel siuksed poolprofid või et seal tuligi Dresdenist, Saksamaalt tuli mingisugune grupp rannavõrkpallid, minust parem tase, aga nad ütlesidki, et nad tulevadki laagerdama siia mitmeks nädalaks, aga nad ei ole mingid siuksed, kes käiksid maailmakarika etappidel mängimas, et ikkagi see on tõesti selline talvine rannavule mekka, et sellele ma sain küll kinnitust ja mis oli muidugi tore siis, et esimene päev, kui mina sinna jõudsin, hakkas kohalik politsei seal möllama. Väidetavalt kunagi varem ei ole need nii möllanud, et kui me sinuga ka siin saates rääkisime, et ühel pool randa või kaid on see rand, kus saab siis ise väljakut püsti panna ja teisel pool on siis nii-öelda ametlik keskus, kus on ainult 4 väljakut ja mida haldab üks väga omamoodi mees nimega Charlie, kes my friend, amigo kogu aeg, aga väga lihtne väljakuid aru sealt saada talt ei ole ja kui sa väljaku peale julged minna juba, siis ta võib sulle väga teravalt midagi öelda. Aga see teine pool siis, et seal lihtsalt politsei ei lubanud enam võrke üles panna mingil hetkel. Ja kõik need inimesed, need massid, ikkagi 100 inimesed, kes olid tulnud sinna nagu tõsiselt trenni tegema, neil oli ikkagi keeruline, ega teilgi või meilgi võeti mitmel korral, tuli võrk üles võtta ja veel hea, et politsei seda võrku kaasa ei pannud endaga. Jah, see oli tõesti üllatav ja siin osad treeningilaarid kindlasti jäidki päris ära selle tõttu, et tõesti, ma ei tea, kui kaua seal on käidud trenni tegemas. Ma arvan, et ikka nagu aastakümneid on neid võrke sinna niimoodi platsile pandud, aga eks võib ka ju arvata, et iga hea asi saab ükskord otsa, et mida rohkem kuuldakse, et seal nagu neid pannakse, ilmselt seda rohkem sinna minnakse ja eks sa nägid ise ka esimesel päeval neid võrke oli seal ikka nagu palju. Aga see oli nagu väga hästi eraldatud, et seal oli see nii-öelda päevitajate ala, eks oli, see oli teada, et sa pead panema mingi ala sisse, eks ole, et sa neid ei segaks. Ta oli jah, enam-vähem hästi eraldatud, aga lõpuks eks osad ikka lähevad ja lõpuks natuke panevad ja siis võib-olla panevad võrke seal üksteise platside peale natukene ja mulle tundus endale, et sealt see nagu hakkaski, et harrastajad olid siis footballi nii-öelda platsidele selle võrgu pannud, seal on just ka see, et seal on 9 sellist statsionaarset võrkpalliposti, mis on siis mingite võrkpalliklubide kasutuses natuke rohkem ja siis ülejäänud panevad ise oma platsid sinna kõrvale. Ja siis mulle tundus, et just see üks õhtu, siis üks oli pannud oma platside kehed sinna footballi platsi ja kui need footballi vennad tulid, siis nad olid nii pahased, et miks need kõik turistid siin käivad ja me ei saa rahulikult trenni teha ja ma ei tea, kindel ei ole, aga mulle tundus, et nad ise kutsusid selle politsei sinna. Ja pärast seda siis hakati, võeti vastu otsus paari päeva pärast, et ainult need 9 platsi, mis on siis need statsionaarsed postid, et nende vahele võib võrgu panna ja oma võrke nagu ülesse panna ei tohi. Aga ma pean nõnist, ma olen siis süüdi sellest, sest mina läksin sinna selle väljaku peale mängima tol õhtul, kui ma tulin mingite Saksamaa vendadega, kes panidki sinna siis footballi väljaku kõrvale teistpidi võrgu. Mängisime esimese game'i poole peal ära ja siis tulidki 2 valgest triiksärgis siukest venda, tulid ja kätega kõvasti laiutsid ja eks nad midagi ütlesid ka ilmselt hispaania keeles halvasti, et ja peagi oli politsei kohal, võrk tuli kiiresti maha võtta ja edasi oligi mäng läbi põhimõtteliselt, et no ühe korra tuleb Karl Teneriifele ja kõik kogu. Aga see on tegelikult tekitab suure küsimärgi eest, et kui praegu me läksime sealt sellise regulatsiooniga ära, ega me ei tea, kas see politsei jääb sinna paariks nädalaks, kuuks või aastateks seda kohta patrullima, et kui järgmine aasta plaane teha, siis ei võtaks
seda riski, et minna siis oma võrguga sinna väljakutele mängima. Aga mis teeb asja keeruliseks, et kui me räägime Euroopast, ega meil ei ole liiga palju kohti, kus oleks kindlasti nii nagu Tenerifel detsember, jaanuar, veebruar, kogu aeg 20 kraadi päike paistab, et see on ikkagi üsna nagu ideaalne koht, kus käia, et ma ei tea, palju on alternatiive, kus ka siuksed rannad oleks olemas, kuhu need võrkpalliväljakud saaks panna, et see võib tekitada mingi huvitava muutumise siin. Hakkavad talvel käima Eesti rannahallides hoopis kõik sportlased. Mina pakuks välja selle, ma ei tea, Nils, kuidas sul tundub. Kristjaniga Taisse Puketisse, ma sain aru. No seal on ka täis ju. Ja seal ongi vaja rohkem eestlasi võitlema väljakute eest. Ja näed. Teha teine rinne. Lihtne treeningul, kerge lahingus. No võt, aga teil selles suhtes tuleb ikkagi öelda, oli hästi, et te saite päris palju treenida, aga seal teisel pool kaid, kus olid siis need ametlikud väljakud ja keskus? Ja seal õnneks oli veel ruumi seal, et meil viimane nädal oli nii seal keskuses planeeritud austerlastega ja siis just see keskmine nädal, kus tulid ka noored ja Indrek, et selles mõttes me lootsimegi, et me saame hommikul oma võrgu püsti panna, saame kõik seal oma trennid ära teha ja niimoodi. Aga just selleks ajaks siis keelati, et aga õnneks seal Charlie juures selle vapustava, toreda, armsad Charlie juures. Charlie, kui sa meie saadet vaatad, siis my friend. Oota, kas saate natuke iseloomustada? Ei saa, te peate minna koha peale, saama Charlie'ga sõbraks ja... Ütleme, sa lähed sinna väljakute lähedale ja sa saad kohe aru, kes on selle väljaku boss. Sa saad juba eemalt, sa saad juba naha värvist aru, ta on ikkagi süsimust, kuigi ta on valge mees. Ja ta on, laiutab see, mina näiteks tahtsin Tiima ja Mardi ühest sellest treeningmärgist tegingi, mingi Facebooki laivi, võtsin ühe suvaliselt tooliselt nurgast, toolid olid üksteise nurgas ja siis ma hakkasin seda tagasi viima, ta ei näinud, et ma selle võtsin. Tagasi viima, hey man, what is? Ja siis ma pidin selgitama, Marti, my friends also, but you cannot do, I say you, what you. Ja siis seda rääkisime seal oma vahel ja lõpuks ma panin selle tooli tagasi ja proovisin mitte ta lähedale tulla. Kas ta on nagu siuke suur? Väike, kõhetu mees. Kõlab nagu 20 aastat vanem Karl. Kõhetu Kristjan. Jõleor kund. Ma loodan, et mul see kõhetu see võiks küll tulla. Aga kõige ägedam oli see, ma ütlen ausalt, ma võin Charlie'st rääkida ausalt, me ei pea siin ümargust mulli ajama. See oli lastetrenn. Me oleme ka lastetreenerid. Vahel mõtled, kas ei kannad lastele nii hea trenni, nagu nad peavad saama ja teed kõik õigesti. Ja seal ma sain küll kindlust, et on ka hullemaid kohti. Charlie oli treener või? Charlie oli selline treener, et lasteväkas trenn, see oli 5 väga erinevas vanuses last. Osa mingi 7 aastat, osa täitsa juba nägid pea täiskasvanud välja. Ja Charlie alguses viskab neile seal palli üle võrgu. Need olid siuksed lapsed, kes ei osanud võrkpalli mängida veel. Ja neil kõik puuted läksid metsa. Pärast iga puudet järgnes umbes minut aega teooriat, et mis sa valesti tegid. Ja siis oli 5 minutit trennist läinud. Ja keegi Charlie'le midagi seal ütles, ta läks kõrval väljaku peale ja ta ei tulnudki tagasi. Lapsed mingi 10 minutit, siis nad seisid seal välja. Ja see on ausalt oli nii. Ma tõesti liialda. Lapsed siis seisid, vaatasid, millal Charlie tuleb. Siis vaatasid, et midagi ei ole teha. Siis hakkasid lihtsalt ise mängima ja kuskil 10 minuti pärast seda omakorda läks minema lihtsalt, saad aru. Ja siis, ja nii jäigi, mul tundub, et Charlie oli hea meel, et trenn sai varem läbi, sest Charlie on siuke vend, kes räägib kõigiga seal, isegi kui mingi trenn käib kuskil, ta tuleb ikka treenerite või mängijatega rääkima ja jutustama ja tunnustab ennast ära ja Meelis Parjugi, kes oli seal siis Parjugi Kenderi esindajana, meie noortepari esindajana, tema käis seal rääkimas telefonis näitamas, et kas saab aegu broneerida, kuna teisele poole kaid enam ei saanud mängima. Ja siis Charlie, my friend, you trust me? No, you can't play there. Ja ta pani täiesti siukest suvalist teksti kokku ja Meelis oli tükk tegemist, et väljakut saada, et isegi kui vahel oli see aeg lepitud, siis lõpuks seda väljakut ikkagi ei olnud või ta saabus kuidagi sedasi veerand tundi hiljem või et ta oli mingi siis mälu järgi pani omal nüüd väljakuid nagu lasi broneerida inimestel. Ja tema oli siis selle 9 väljaku, mida sai broneerida? 4 väljakut oli ainult. 4 väljaku, jah. Okei. 9 väljakut, millest Mart rääks on teisel pool kaid, kus on nii-öelda avalikud siis väljakud, et seal on postid olemas. Et sinna nagu justkui võis siis panna. Sinna oma võrguga justkui. Aga väga huvitav kogemus igatahes oli, et sa ikka maailmas näed huvitavaid asju. Siukest Charlie't, mina ei arvanud, et seal siuke Charlie on. Ma arvan, et seal on mingisugune teistsugune Charlie võib-olla. Aga hetkel siis Helene ja Ollas ja Liisa Remmelgle treenimas ka Tenerifele koos Rivovisikuga. Mina nende auks olen pannud ka täna Liisa ja Helene merch'i selga, mulle väga meeldib see särk ja ostke inimesed. Ma ei tea, kus seda osta saab.
no Liisale ja Leenale kirjutage, kindlasti kuskilt annab osta seda. Lähme edasi, King of the Court turniir toimus siis siuke lühiversioon Haciendas, kui teie treenisite Los Cristianos, mis on Tenerife lõuna pool, siis põhjas on selline tore koht nagu Hacienda, siis rannavõrkpallikeskus, sellega peaks siis olema need Piitsi ehk siis Soome rannavõrkpalli inimesed seotud, ehk siis kaudselt ka Rivo ja Teras just Eesti siis poolelt ja tõesti, meie käisime ka parijõgidega seda keskust vaatamas, väga äge 2 väljakut ja tõesti siuke väga tore koht. Ainuke asi, mis oli natuke kehva, oli see, et ööbitakse mingites boksides, et sul ongi ainult voodiboks, et sul ei ole siukest tuba, aga kõik muu see keskus ja kuidas seal saab jõutuurde teha ja see liiv oli seal tõesti super hea, et siuke hele ja samas ka mängimiseks nagu piisavalt kõva, et oli tõesti hea. Aga sinu kogemus nüüd, Mart, sellest turniirist. Te mängisite siis ühe alagrupi vooru, ehk siis 3 erinevat setti, saite finaali ja lõpuks teie alagrupist läksid siis finaali edasi selline uus paar nagu Brouwer-Poermans. Nad sattusid viimase hetkel koos mängima, ei oleks pidanud üldse koos mängima ja nemad selle võitsid, teie olite tiimaga teised. Millised muljed? Kuidagi väga positiivsed ka, et mängida oli tore, päris palju ärevust oli algus sees, kuidagi siuke jälle teistmoodi formaat, et King of the Court on niikuinii siuke suhteliselt järsk, et sul võib 15 minutiga nagu asi otsa saada, aga tavalises King of the Courtis sul on ikkagi teine võimalus ka, siis see oli selline eriformaat treeningilaagri sisse pandud, et sul oligi, et kohe teist võimalust ei ole, et üks alagrupi mäng, võite saab edasi, teised kõik koju ja siis oli küll jälle, tuled sealt samal päeval sõidad bussiga kohal, lähed kohe soe tegema, et kas me nüüd näed seal mõni eestlane tulnud vaatama ka ja siis kohe, esimene 15 minutit meil seal kohe alguses kohe käima ka ei saanud, siis alguses ikka jalga värises, et pole ma mänginud ka, et see oli tore, et siuke väike võistluspinge ja treeningilaagri lõpetas, et kindlasti väga arendav. Aga mänguliselt oli ka, ma ütleks, et okei, et seal täpselt see oma rünnak, millega me oleme tegelenud, et seal tulid välja need kohad, mis ikkagi võistlusel veel ei tulnud päris nii, nagu vahepeal juba trennist olid. Mis see tähendab siis? No just see, et nagu tahaks siia selle rünnaku nagu hästi palju otsustavamaks, aktiivsemaks, agressiivsemaks ja siis lood selle seisund endale, tead, mis sa tegema pead ja siis avastad, et jälle mingi olulises kohas tegelikult, selle käe alla teed mingi väikse koksu sinna Poermansi käe alla. Seda ma mäletan isegi. Ma tegin 2 korda seda. See on täpselt see asi, millega me oleme tegelikult tegelenud, et ei jõuaks üldse asi nii kaugele, et ma selle löögi nii hilja teeksin, et ma jõuaksin alati varem, alati kõrgemalt, alati aktiivsemalt. Et mis on tulnud ka, mis on toonud nagu tegelikult trennis väga head tulemust ja siis pingeolukorras selle tuleb täpselt selle kaitsepalli kätte aga see ongi hea, et saada see kogemus kätte, et siis tead, et seal on veel mingi nüanss, mis tuleb mingi hetk seal rünnaku jadas siis nii-öelda veel fookust panna, et nendel asjadel ikkagi tähelepanu pöörata. Aga siis teised korrad mulle meeldis ka, kuidas tiima tegutses, minust hea planeeriva servi on ta leidnud, suutis seal ka panna, mõnus terav, liigutab meestest mööda ja temal ka see, kuna rünnakuga ma olen praegu hästi palju tegelenud, siis temal ka need käärid on tegelikult praegu päris suured, et kui ta oma sellele tegutsemisele pihta saab, siis tal on seal hästi palju võimalusi, kui ta sellele tegutsemisele pihta ei saa, läheb vanadesse mustrites, siis on näha, kuidas ta ise kujub kokku, muutub madalamaks, võimalused kuivavad kokku ja siis vahel on tunne, et tal ei olegi mitte ühtegi võimalust, kuigi teises olukorras, nii-öelda sarnases olukorras, sama liia peal, samas asjas vaatad kõik võimalused olemas. Et selles suhtes see natuke see potentsiaal, see tulemus seal veel kõigub, aga see potentsiaal on hea. Mul tundus, et tiima oli eriti veel närvis selle King of the Courti alguses, aga arusaadav ka Mart Tiisar paarina, kõik ütlevad, näed, kuulus mees Mart Tiisar uue paarilisega siin turniiril ja nagu sa ütlesid, et siin võis 15 minutiga see kogu luguga läbi saada, kui oleks välja langenud esimesest sellest setist, aga tiima tundus läks enesekindlamaks, mis mulle tema puhul jäi meelde ikkagi need nukid, et seda nukke ta vist kasutab teadlikult, et see on tema üks siuke tugevusi või? Nukid on eriti seal teisel pallil on hea sellega kiiresti ära sutsata ja kui sa suudad samal ajal näha ka, mis teisel platsi toimub, siis selle nukiga saab väga kiiresti ette aimamatult palli teisele poole panna kaitsemängijast, et ta on igal juhul hea relv.
Sinu puhul muidugi plokid, no täiesti uskumatu, see oli head kordused ka, mis minu arust rannavõrkpallis jälle näitab seda nagu ala ägedust on need slow motion'id ja kuidas sa ikkagi suudad seda plokki nagu kontrollida, vastast selgelt ka lugeda rünnaku hetkel, et sul oli mingi 10 plokki seal äkki või, selle 4 minuti jooksul, mis te mängisite? Kui sa nii ütled, see ikka tuli. See tuli ikka, hea tunne oli? Jah, ikka plokki on hea tunne panna ja on olnud ka just näiteks mänge või King of the Court'i, kus oled seal ja nagu ei saa blokke ja siis saad aru, et mingi nihe on sees või mingi siuke error, aga tookord kohe algusest peale vähemalt see asi oli nagu paigas või selge, et tundsin, et see ajastus, koht, hüpe, kõik nagu klappis, et oli võimalus üldse nagu lugemisega ja selle asjaga tegeleda. Kas sa tundsid, et sa tegid midagi teistmoodi või nii-öelda variatsioon, et kuidagi vastastele ei sobinud see ja nad lihtsalt lõid rohkem sisse? Just, kui vastased lõid päris palju ikkagi. Jah, kui on koksavad vastased, siis on mul keeruline blokke saada, aga seal on ka sellised mehed, näiteks Brouwer, kelle vastu, nui 4 ma nüüd ei taha ära sõnud, aga kui me näiteks King of the Court'i raundis mängime, siis ühe raundiga ma 2-3 korda kindlasti blokin teda. Tema teab seda, mina tean seda. Vähemalt nii on nagu olnud või mängus, et ta on ka siuke ründav mängija ja tal on teatud karakteristilised asjad, mida on nagu natuke lihtsam lugeda. On Boermans, kes lööb nagu kõrgelt ja kõvasti, kui number 2 blokeerida, seal näiteks olla seal, siis võiks paar korda teda sealt saada. Ja siis olid seal veel mingid mehed, keda ma nii hästi ei tundnud, aga nii-öelda ehku peale lugedes ikkagi on võimalik seal paar korda ammustada kindlasti. Boermans, kui see oli väga huvitav, selles suhtes oli teil alagrupp, et sina ja Boermans ikkagi väga võimsad blokimehed ka, ja ikkagi väga palju nagu vastased lõid seal, et... Tegelikult Hiidrich ka, väga suur tegetega blokimees, et... Aga ikkagi löödi päris palju, kas selle nagu vastane peaks mõtlema, et nüüd tuleb siis koksata kuidagi targemalt natuke või? Kuidagi King of the Court'i formaat on natukene selline löömise formaat, sest et sa nagu lähed, sul on nora tagumikus ja siis sa nagu sa kütad selle aktiivses ülesse ja siis sul tavaliselt tuleb see kuidagi tegevus esile, mis on sul nagu justkui nagu mugavam, kindlam ja nagu riskivabam. Koksumise mäng on see, kui sa võib-olla õpid oma vastast tundma, saad aru, et nad mängivad neid asju, hakkad vaikselt lugema teda ja saad aru, et nad mängivad sellist kaitseformatsiooni, et ma saan sealt infot, siis võid seal rahulikult ära koksata. Või sul on koksamine dominantne näiteks, Kusti tundis ennast ka kindlasti väga mugavalt ka algusest peale koksates, kuna see oli tal siuke võib-olla kindlam punkti saamise viis. Aga kokkuvõttes siis finaali ei pääsenud, Boermans ja Brouwer võitsid selle grupi kindlalt ja finaalis mängisid ka hästi, nii et selles suhtes ikkagi väga korralik paar, kuigi igapäevaselt siis nad koos ei mängi. Mis ikkagi minul jäi silma oli see teie side-out, et see ei olnud liiga kõrge protsendiga, seal vahepeal näitas ka numbreid, tiimal oli seal kuskil 50 juures äkki kokkuvõttes lõpuks ja sa said suhteliselt vähe see oli vastuvõtul tööd, aga et see side-out on ikkagi see võtmeküsimus, mis ilmselt ka teie MK-hooaja tulemust hakkab määrama. Jah, kindlasti. Ja ma arvan, et sellepärast me ka sellega praegu kõrgendatult fookusel tegeleme. Ja ma vaatasin, sa blokis mängid ikkagi palli põhiliselt või? Eriti King of the Court'is tundub siuke mõistlik tegevus, et me mängus ka praegune taktika on ikkagi see, et me alustame palliga ja siis vaatame, mis sealt koorub. Ja Tiima jookseb tagaringi ja vaatab. Eks seal palli mängimisel on ka, ta ei ole päris kaootiline, et eks need alguspositsioonid, kus ma alustan ja need on enam-vähem ikkagi sarnased. Lihtsalt on natuke rohkem vabu käsi, et ta ei ole päris selline kullikirja viskamine kogu aeg. No meestest siis võitsid selle turniiri hispaanlased Adrian Gavira ja Alejandro Huerta, ehk siis Herrera on nüüd lõpetanud, legendaarne Hispaania olümpialane ja nagu me oleme siin saates ka rääkinud, Gavira võttis siis Alejandro Huerta paariseks, mehe, kes enne on mänginud oma vennaga ja mitte nüüd liiga edukalt maailmas vähemalt, aga selle turniiri võitsid ja samamoodi nagu Gavira Herrera, nii on ka Gavira Huerta selline paar, kus mõlemad on võimelised blokis käima, aga samas ühte sellist väga võimast blokimeest ei ole. Teise koha said siis need samad Brouwer ja Boermans olid juba võitmas seda finaali ja Boermansil oli lahendada side out ja Boermans lööb outi. Ja napilt diagonaali sinna, tahtis vist natuke pehmemat koksa teha, aga tegi liiga palju ja eks ta suur mees ka, tal ongi raske vist neid pehmeid kokse teha. Ja nii, et neil oli 14 punkti, 15 oleks läbi saanud ja siis tol hetkel olid vist hispaanlased 10 peale, lõpuks tulid võiduni välja. Ja kolmandad olid siis Sean Cook
ja Andy Benesh, nii et part-time Beneshist oli seekord üks pool olemas Benesh, aga me saame aru, et Benesh part-time peaks ikkagi mängima paarina koos, hoolimata sellest, mis siin Tenerifel tehti. Tegelikult ma ei tea, aga ma arvaks. Aga tegelikult ma ei tea. Ühesõnaga, kokkuvõttes võib vist öelda, et see tase ei olnud liiga kõva, aga finaali said ikkagi enam-vähem tuntud paarid, et see ei olnud päris selline tavaline King of the Court. Mis sa ütlesid, Mart, et võitjale vist 1500 eurot ka ainult, et see ei olnud selline suur võistlus? Ta ei olnud suur võistlus, aga ma pärast vaatasin A-gruppe, et tegelikult see tase oli ikkagi päris okei. Et ei olnud üldse kehvem kui mõnel halvasti ajastatud sellel nii-öelda päris King of the Courtil, et kui ma vaatasin neid alagruppe seal juba, mis see viimane alagrupp oli, et tegelikult ma ütleks, et tase oli hea. Aga ma vaatasin teie alagruppis, kas ühed türklased, need ei saanudki vist paradiisi poolele peaaegu. Need olid ikka siuksed, et terv läks üle juba natuke, ei, ma ei tea, võib-olla ei olnud, aga kuidas sa võtsid? Seal King of the Courtis võib nii paista. Algus, kui ma näiteks Soensoljakul vaatasin, mina ka neid ei teadnud, aga Jumal, oskavad mängida. Normaalne paar. Kindlasti lähevad MK-si mängima ka ja tehniliselt okeid, füüsiliselt okeid, jõudu palju. Aga jah, pole ilmselt kunagi mängid ka seda King of the Courti ja kui sa ei saa sinna väga palju teisele poole, siis 1-2 korda ei õnnestu, siis võibki siuke mulje jääda, et täitsa tumba-jumbat sattunud, aga natuke kindlasti normaalne paar. Türklased ja saavad servi üle, see on hurraa. Ma ei tea, kas päris nii. Mina arvan ka, et sealt ikkagi need paarid ju ega samamoodi näiteks noored, seal oli palju ka noorpaare nii-öelda on ju. Mitte värsked abiellunud, vaid siis rannavõrk palju ealiselt, jah. Et võib olla ju, et need järgmisel hooajal hakkavad uksi avama. Nagu ka noored rootslased ju tegelikult eelmisel aastal siis Anderson, Nilsson on ju. Ei olnud ju midagi alguses saavutanud ja nii edasi. No omaealistes olid, aga lõpuks ju võitsid Challengere. Nagu Naksti ja Mart ja Tiimad ka võitsid. Sinu juttu kinnitab nüüd see, et tegelikult ju naistest võitsid prantslannad, keda võrkpallimaailmas ikkagi keegi vist veel ei teadnud. Sof Duval ja Roman Zobezals. 19 ja 18 aastased. Neid ma vaatasin eelmine aasta, need olid U20 EM-il 4. ja maailmaedamise hetkel 314 koht ja võitsid ära turniiri. Ja sellest peab ikka au andma, et teine koht Euroopa meistrid Anastasia Samoilova ja Tiina Graudina Lätist. Aga vaatasin peale, ma ei usu, et nendest nagu nüüd mingi tippaar küll tuleb siin, et see oli natuke, mul tundub see King of the Courti hea õnn, mis neid seal turniiril saatis, et okei paar, aga ikkagi päris mingid asja puudu veel. King of the Courtis võib neid ülatusi tulla ja mis teeb ka selle nagu natuke teistmoodi põnevaks vaatamiseks, aga samamoodi, kui need prantsaid vaatad, nemad olid üks neist paarist, kes sai 2 võimalust, nad mängisid 2 alagrupi turniiris. Esimeses alagrupi faasis nad vaatasin ka, et plokki pole, rünnatud ei saanud ja nad ei saanudki punkte minu meelest. Võib-olla midagi said ka, aga näha oli, et neil polnud nagu variantigi saada alagrupist edasi pääseda. Aga said teise võimaluse ja võitsid, et võib-olla üks türksed teise võimaluse saanud oleks ka selle turniiri lõpus kinni pannud. Kunagi ei tea. Ei, need olekski servi üle, juhuu. Aga David ja Järad, meil on täna Kristjaniga ka soov veel rääkida pikemalt, nii et liigume edasi järgmise rubriigi juurde. Tehnikanurk tuleb nüüd ette ja me oleme täna Kristjanil lasknud valida selle siis elemendi, mida me natukene analüüsime. Mis element on, mille sa välja valisid? Mõtlesin, et äkki oleks huvitav kaitsemängust mängida, et Mart blokist ja siis mis on nagu ootused võib-olla sinna kaitsemängijale sinna selja taha ja mis need mõtted on, et jah, võib-olla selle kaitsemängija silma läbi. Kas te olete nõus, et kaitsemäng algab sellest, et kuhu serv panna juba? Et sa saad natuke ju sellega juba hakata oma blokkkaitset üles eitama? Mina arvan küll nii, jah. Sina arvad ka? Jah, et eriti kui on ütleme niisugune harrastaja tasemel jällegi, et kui sul on ikkagi mängijad, kes tunnevad ennast väga ebamugavalt teatud kohast ründama tulles, et sinna neid rohkem ajada, siis see teeb kohe kaitsemängu oluliselt lihtsamaks. Mart, sinu tunnetus kaitsemängu? Ma natuke siin lõiken juuksekarva pooleks võib-olla, aga
ka mainiks ära, et tegelikult see teema on selles suhtes väga lai, mis Kristjan on valinud ja mis siin juba esimesed kommentaarid on tulnud, et kui rääkida näiteks keskendunud tehnika nurgal kaitsemängule ja rääkida kaitsemängust isoleerituna ja selle tehnikast, siis seal võib-olla ei ole oluline, kuhu ma servi panen. Teisalt, kui rääkida kaitsest kui osa plokkkaitsest, mis on võib-olla rohkem strateegia või taktikaline nurk, siis kindlasti see sealt juba algab. No ma tuleks kohe Nilsi juurde, sest meil oli eile õhtu trenn, me teeme Nilsiga ikkagi koos trenni ja väga palju palle sa said kätte, et mul oli täna, kui ma hakkasin mõtlema kaitsemängul, tulid kohe sina esimesena ette, et sa võtad hästi tugevalt lööki ja võtad hästi ka koksi, et sa jõuad neid ära joosta. Kuidas sina kaitsemängijana suhestud kaitsemängu, kui me hakkame seda siis suurest plaanist vaatama? Mis on oluline sinu jaoks kaitsemängijana? Kui ma räägin endast, ma ei oska väga hästi endast rääkida, aga ma olen hakanud vaatama just ikkagi siis maailma parimat kaitsemängijat minu arust Aamani ja just seda, kui madalal ta kaitses on. Et minu arust kõik kaitsemängijad nii madalalt ei mängi. Just algpositsioon nagu või? Jah, et see algpositsioon, et kõige esimene positsioon juba, et see on minu arust nagu tehnika üks osa, et kui madalalt sa hoiad, kus sa oma käsi hoiad, et kui seda vaatate, siis ta on ikkagi põhimõtteliselt käed on nagu liivale päris lähedal ja ta on ka minu arust väga kiire, pluss ta suudab ka häid lööke mängida, aga ma ei ütleks, et ta sõrmedega väga tugevaid lööke kaitses mängiks. Küll aga näiteks on, Eesti tasemel mängitakse sõrmedega rohkem, sest ei ole mehed nii võimsad, et suudaks lüüa ära. Ja maailma tasemel nii palju seda sõrmedega kaitset niikuinii ette ei tule. Aga olen enda puhul ka proovinud kogu aeg sisendada, et hoida ennast nagu hästi madalal, sest ma tunnen, et siis mu see stardikiirus erinevates suundadesse on palju kiirem. Ja samas mul on ka kontroll tugevate löökide üle seal. Küll on siis üks löök, mis ilmselt teeks palju peavalu, aga mida ei tehta, on siis Rainbow Jumbo üle minu. Aga seda tuleb nii mõttetult vähe ette, et mul ei ole mõtet selle peale kunagi mõelda isegi. Et ma tean, võib-olla mõni mängija teeb seda rohkem, ma ei tea, Urmas näiteks vahel teeb, siis ma olen teadlikult natuke rohkem võib-olla selle poole, aga ega Eestis väga tihti seda Rainbow Jumbot nagu sa ei näe. Et siis ma olen praegu mõelnud enda arengusse, et hoida ennast madalal, see on küll jalgadele raske, aga sellega ma tunnen, et ma olen kiirem pluss ka tugevaid lööke, ma saan päris hästi niimoodi kätte. Ma olen ise ennast kusjuures video pealt vaadanud ja ma vaatan, miks ma kaitses nii nagu sirgena seisan ja siis saan aru, et ma tegelikult ise sai tunneta alati seda, et sa tegelikult mõtled, et sa oled justkui enam-vähem kaitses, aga tegelikult sa oled suhteliselt sirge, et see on väga hea asi, millele keskenduda ja mida just vahel video näitab ära, et sa tegelikult mõtled küll, et oled kaitses siin istud all, aga tegelikult ei alati peaaegu sirged, et see on hea asi. Kas sa mõtled ka seda, kui tuleb vastane rünnakule, et sa teed selle teadliku valiku, et seekord ma olen valmis rohkem koks üles jooksma või sa üritad jätta kõik variandid omale alles või oleneb muidugi vastasest ilmselt? No, oleneb ikkagi vastasest ja juba sellest, kuhu see tõste tuleb. Et ma ütleks, et see serv esialgu, serv määrab selle ära, kumba mäng ja rünnakut ma tõenäoliselt hakkan kaitsma, aga see servi vastu, et määrab rohkem selle minu arust ära nüüd juba, et mis sealt võib hakata tulema. Et kui see on ikkagi ju täitsa halb serv on ja siis tuleb kaugelt mingi tõste, rohkem ootad, igal juhul ootad seda, kui on väga hea vastuvõtt ja tõste ideaalne koht, siis sa ei saagi kõiki palle kätte, et siis ma ei tea, ma võib-olla kasutan seda reeglit, et kui sa hea paari vastu mängides suudad ühe palli 5 saada nagu hästi kätte, siis on juba hea, kui sa 4 palli ei saa üldse või saad mingigi puuta, siis on nagu okei. Et pigem nagu sellest vastuvõtust alates ja oleneb muidugi mängi vastu, et kuidas seda kaitses liikuda ja Eesti tasemel
a la Siim Ennemuist näiteks ei varieeru liiga palju oma rünnakutega, on ju, et tead, et on tugev löök Diago, siis on kõrgem piirikoks, või siis on lühike Diago koks, et noh, Siim ei tee kunagi sulle rainbow'd üle sinu. Ja no Siimul on ka see, mida on mitmetele mängijatele, aga Siim, ma usun, ei pahandu, kui me seda ütleme, et kui Siim ikkagi enne üleshüpet vaatab korra, siis tal reeglina löök on läinud ja tal on reeglina tulemas sealt piirikoks, aga vahel siis ka terav selline diagonaalikoks. Ja, no tal on ka ikkagi, kui ta vaatab, siis ta suudab ikkagi ka piiri mitte ainult teha siukest teravat koksu, vaid ka ikkagi teravalt ülevalt alla lüüa. Et selles suhtes ei ole päris 100% nii. Ja ta võib ka teha selle diagonaali, et sa ei saa nüüd 100% minna alati seda piirist tooma. Aga jah, põhimõtteliselt küll nii, et ta diagonaali enam kõvasti ei löö siis. Kristjan, sinu mõtted selle kaitseteema osas? Kuulasin Nilsi ja päris huvitav oli see, et ütleme, et sa püüad nagu aru saada võib-olla tõsta järgi, et mis need võimalused siis selle ründajale jäävad ja see tuli meelde, Andres Leismann kirjeldas mulle seda väga hästi juba mitu aastat tagasi, aga ma ei saanud sellest väga hästi aru, et see justkui kogu aeg, ütleme, kui sa positsioneerid endale alguskoha kaitsemängus, kus sa alustad, aga siis vastavalt sellele, mis teisel pool võrku toimub, et sa kogu aeg kohandad, et ütleme, kui tõsta jääb lühikeseks natukene, et siis sa tõmbad kuskile poole sammu juurde või et sa kogu aeg nii-öelda proovid siis laivis aru saada, et mis need vastase valikud üldse veel järgi on, et vahel kaob tal nagu tugev löök üldse ära, kuna see tõste nagu temale enam ei luba seda teha. Ja see on nagu huvitav minu jaoks, et kui ma nagu platsi väliselt seda mõtlen, see tundub väga loogiline ja niisugune, tundub igati loogiline. Küll aga platsil olles on nagu minul täiesti peaaegu võimatu seda rakendada, kuna see kõik käib nii kiirelt ja väga keeruline aru saada, et ütleme, et kas see tõste nüüd on sellele ründajale natukene ebamugav või mitte, et kas ta nüüd saab, kui ütleme, Andres saab kohe aru, et okei, siit ta enam nagu piiri kõvasti ei löö ja võtab julgelt nagu selle tugeva löögi suuna siis rohkem Diagosse ja hakkab seda piiri jooksma koksu peale, kui see sinna tuleb, siis minul see info nagu ebaselge, ma ei saa aru ja siis see on nagu murdosa sekundist, mis sa pead sellest aru saama ja kui ei saa, siis on hilja. Ja kui hiljem nagu ütleme, kui videot vaadata järgi, et kuule, et vaata, et kus tal siin nagu see õla suhtes see pall umbes on, siis ma võin niimoodi nagu silmi kissitades öelda, et vist ei saa hästi, aga nagu päris praktikasse see võtta nüüd nagu mängu kaasa väga keeruline, et ma ei teagi, mis teie mõtted on, et kas see on pigem nagu võib-olla see nagu algne võrkpallikool, mis on puudu, et see loed või ongi nii-öelda osaleda raske sellest. Ei, mina ka, mul on võimalus teha trenni Ennemuist, Maidle, Rühka, Tiisar, mitte küll see Tiisar, aga teine Tiisar ka väga kvaliteetne mees ja mulle tundubki, et vahel et ma ei saa nagu mängust aru piisavalt nagu sügavalt või piisavalt kiiresti ja ma ei tea, kas see on sellest, et ma olen ka hakanud nagu sina, eks ole, juba keskeas rannavõrkpalli mängima või on seal midagi muud, aga ma saan aru, et see Nilsi tunnetus nagu sellest mängust on nii palju nagu detailsem või sügavam, et mul on mingid põhjast, tõsta on kaugel, okei. Et see on mu nagu järeldus, et väga hea, siit võib-olla saan koksu kätte, aga see ei ole nagu nii kiire ja see ei ole nii detailne. Ja see kauge tõste on võib-olla kõige lihtsam, vähemalt minu jaoks, et kui ta jääb kaugele, siis on nagu üsna kindlam nagu välja tõmmata ja tundub kõik loogiline. Aga mis mulle nagu veidikene, kas nüüd nagu südamerahu või endale niisugusele asja lihtsamaks teeb, ongi nagu see mõte kaitses, et ma mingid asjad annangi ära. Et ütleme, kui ma tean, et Karl ikkagi sinna Diagosse lööb ja sinna piirida väga nüüd kõvasti ei löö, et alustamegi, et üks on peal ja olen seal Diagos, ootan selle löögi ära ja nii-öelda see on minu primaarne ülesanne, et ma ei lase sul sinna nii-öelda maha lüüa, et ma ei pane sealt plehku, et ma kannatan selle ära ja siis jooksen neid koksi nii palju, kui ma saan ja kui teedki hea koksu ära ja siis ma nii-öelda selle olen valinud anda. Me siin tuleme mingi hetk täna veel loetavasti meie omavahelise mängu juurde, aga Nilsiga sealt me saame sellest rääkida, minu arust Nils mängibki minu vastu nii, et ta istub diagonaalis ja ootab ainult, et kükita siia oma tugev löök, mille ma üles suitsetan, aga Mart, sinu tunnetus selle sama küsimuse osas. Kui palju sa üldse plokimängijana nii-öelda seda kaitseasja analüüsid ja... Ei väga palju ikka, eks me ka trennis analüüsime kõike ja proovime seal üksteist aidata ja tegelikult ka ei ole üldse ei jookse külge mööda alla, kui ma ise kaitsemängust aru saaksin põhjalikult ja sügavuti. Et siin tahaks nii palju tahaks nii palju kõikide asjade kohta siin nüüd kommenteerida natukene, aga
aga ma proovin kuskilt otsast alustada, et võib-olla algan sealt, kus võib-olla Nils alustas, et see kaitsepositsiooni ja oma kehasendi valik. Minu arust seal on paar asja veel, millele tasuks tähelepanu pöörata. Üks on see, et kui Nils ütles, et tuleks minna nagu madalale, siis üks oluline minu meelest nüanss on see, et millal ma lähen madalale. Et kui sa valid oma koha ära ja siis keskened hästi selle, et ma lähen nagu madalale, kui sa jääd natuke hiljaks sellega, et sa lähed madalale, siis võib-olla su madalale minek läheb samal aega, kui tuleb löök ja tegelikult sa teed karuteene. Kui sa lähed liiga vara madalale, siis sa kaotad natuke dünaamika ja jääd sinna nii-öelda pool kükki nagu staatikasse seisma, sealt on juba raske välja tulla, et see madalale mineku ajastus on ka nagu hästi oluline. Ja teine on see, et kuhu ma lähen madalale. Et mis ma näen kaitsemängus on nagu seal nagu minu silme läbi seal kaks võimalust, kuidas positsioon valida. Üks on see, et ma olen seal platsi keskel ja siis olenevalt, kas me mängime 1 või 2, ma lähen siis ühele poole plokki või teisele poole plokki. Mis minu meelest seda küll tehakse palju, tehakse ka MK-l niimoodi. Aga minu meelest parem variant on see, et kui mul on üks peal, näiteks et plokk on siis võtab piiri ja mina olen diaga kaitses, siis ma lähengi sinna diagonaali varakult ära. Ja kõik näevad seda, sest et mul on ka alati variant, et võib-olla ma mängin number 4, mis on pete. Ja tegelikult, kui vastane teab, et mul on 4 ka võimalus, siis see ei anna seda infot, et ma nüüd jäängi sinna, võib-olla ma jooksen sealt ära. Aga vähemalt siis seal kohas mul on palju lihtsam oma seda positsiooni kohandamist teha. Et kui ma näen, et tõstaja läheb lühikeseks, ma saan sealt minna, võtta selle parema positsiooni, tõstaja jääb kaugele, ma lähen teen sammu keskele ja siis selleks, et ma läheks sinna alla madalamasse asendisse, ma saan seal samas kohas minna, mitte ma ei pea ploki tagant välja minema viimasel hetkel ja siis madalale minema, siis ma kaotan tasakaalu, siis mul on võib-olla raske tagasi või edasi jälle liikuda. Et selline nüanss minu meelest on nagu oluline. Ja teine asi, mis ma tahan sealt välja tuua, on just see löökide ja koksude mängimine, millest me just Tiimaga siin Tenerife laagri lõpus mängisime. Et see on üks asi, mida ma olen tähele pannud näiteks Plavintsi puhul, minu meelest Sooriumi puhul ja minu meelest ka Oomani puhul on see, mis Tiima nüüd ise enda puhul avastas, kui ta vaatas nagu oma kaitsemängu üle, vaatas nagu, aga mis siis, kui mängiks kaitset niimoodi, et tegelikult ma neid nagu tugevaid lööke ei võtagi fokusseeritult. Ei võta, sest alati on see, et kui me teeme kaitsemängu harjutust ja löökide mängimise harjutust, siis harjutus on ju selline, et ma võtan selle löögi mängimise positsiooni, ma panen jalad kõvasti maha ja ma hakkan neid lööke mängima siit keha juurest. Aga sealt on jube raske koksude peale minna. Kui sa oled selleks valmis ja tuleb koks, siis tuleb nagu väike süke viivis või mingis teise tsooni, teise jooksmise nii-öelda sinna jooksmise lõdestunud olekusse saama. Siis kui ma vaatan neid väga häid kaitsemängeid, siis minu meelest nad liiguvad hästi kergelt platsi peal ringi, nad vahel küll on madalal, aga tugevad löögid nad mängivad nagu muu seas ära. Ja mul on ikka tunne, kui sa mõtled näiteks Plavintsi peale või minust isegi Koomani peale, et sa on igale poole valmis, kohe tuleb koks jooksma selle palli järgi ja kui tuleb tugev löök pihta, siis ma panen lihtsalt käed sinna, kus see löök tuleb, et nagu selles samas mõtestatuses, nagu ma läheks koksu mängima. Ja kui ma vaatan neid kaitsemängijad, kes nagu istuvad sinna seda tugevat lööki mängima, siis need kokse nad saavad nagu väga vähe kätte. Ja just arendada võib-olla seda oskust, kus neid tugevaid lööke mängida nagu kergusega ära, et siis saab see võimalikuks. Et need 2 asja mul praegu nagu mõttesse tulid. No see on ikkagi meeletud andekad vennad ka, keda sa siin 3 tükki nimetasid, et see tundubki, et sa suudaks kergusega sa mängida, see ongi sinu nagu tugevus, eks ole, näitab su kvaliteeti lõpuks, et tundub, et enamus kaitsemängijaid ei suuda seda nii mängida, et ma suudan mõlemale keskenduda ja olen valmis koksu jooksma ja samal ajal mängin selle kaitsepuuta nii elust üles. Aga seda on palju ilusam mõelda võib-olla niipidi, et mitte, et nad on andekad ja nad suudavad selle ära teha, vaid neil oli näiteks äkki sattunud selline omadus, et nad mängivad kergusega kaitse neid tugevaid lööke. Ja siis tundub meile, et nad on juba andekad, kui keegi teine pole selle peale tulnud, et mängiks niimoodi. Neil tuli see kogemata loomulikult võib-olla ja sellepärast nad eristuvad teistest. Näiteks. Aga võiks öelda, et see on arendatav omadus, et ma ei usu, et neil on sündides geneetiline hälve, et nad mängivad neid tugevaid lööke kergusega. Aga mis kindlasti on reaktsioon, näiteks jälle ma räägin siin Nilsist täna ülivõrdes, kuna Urmast ei ole. Muidu ma saan Urmast üldiselt siin ülivõrdes kiita. Aga Nilsi reaktsioon, ma saan lihtsalt aru, see kindlasti algasend mõjutab ka, aga see reaktsioon on nii palju parem, et kui mulle tuleb tugev löök, ma olen jälle see võib-olla isegi vähem kui 1/100 sekund, aga ma olen aeglasem kui Nils ja selle tõttu ma ei saa neid palle üles toodud sedasi, et ma ju saan samamoodi aru, et see tugev löök tuleb, aga ma ei suuda ennast nii kiiresti veel sinna asendisse viia, et see palju üles tuua. Ma ütleks, et siin on siuke
minu arust on ikkagi ka nendel kõik, keda Mart nimetas, peab sul ikkagi olema positsiooni valik, et isegi kui sul on see kergleva mängusega puude reageerimine nendele, et kui sul tuleb see pall, see tuleb, ma ei tea, kui kiiresti see tuleb, Kristjan, Mart, te rohkem teaduse mehed võib-olla oskate öelda, kui kiiresti tippmängijad löövad seda palli, mitte kaua sul aega on, aga no ühesõnaga, kui sa ei ole ju positsiooni valinud endale sinna, kuhu see tugev löök tuleb, siis sul ei ole võimalik seda isegi mingi osavuse, kui su käsi lihtsalt ei ulatugi selle pallini, et selle tõste järgi, mis ennem Kristjan ütles, et see positsiooni valik on nagu kõige tähtsam, et see tuleb küll, ma ütleks juba nagu ikkagi sealt saali võrkpallikoolist kaasa ja nii öelda, et kui vastane lööb sulle piiri peale, et siis vastane lihtsalt tegi hästi ja see võibki jääda, et nagu vähemalt mina tatsikoolis niimoodi kasvasin üles, et kui on ikkagi piiri peale löök, siis järelikult vastane tegi hästi ja see on nagu okei. Ja ma ütleks, et see on veel võib-olla võimendatud niisugusest harrastusvõrkpallis rohkem kui võib-olla MK tasemel, et see kohavalik just sa ei pea neid väga fantastilisi lööke kaitsma. Et tähtis oleks, et sa saaksid just kätte sellised mitte ideaalsed nagu tõstada. Mitte ideaalsed ja mitte nagu fantastilised lahendid, et võib-olla tuleb selline poolenisti möödalöök või selline natuke kergem pall sinna platsi keskele, et sa ei oleks nii kinni siis ütlema, kas oma madalas asendis seda tohutut ründelööki nüüd valmis võtma, vaid et oledki valmis, nagu Mart ütles, natuke liikuma, sest ega sa ei tea, mis tuleb ja see, mis tuleb, võib sulle anda üllatavalt palju aega. Et ma mäletan, see oli võib-olla 4 aastat tagasi, me tegime Mardiga sellist harjutust, kus oligi, et peamine tingimus oli see, et sa võid kaitses hakata alles siis liikuma, kui sul on täielik veendumus, kuhu pall läheb. Et nii tihti on nagu see, et tahad juba minna ja siis teed mingi väikse naksak ära ja enam ei saa liikuma. Aga et see veendumus, kui sa kindlalt tead, et nüüd läheb pall sinna, kui kuidagi silmi avav oli see, kui palju sa tegelikult siis veel jõuad. Just. Ja jällegi, et ka harrastus võrkpallis seda on nagu meeletult palju, et kui sa vaid kannatad ära, siis tegelikult need koksud ei ole nüüd nii teravad ja nii piiri ääres, et tegelikult saab selle reaktsiooni peale joosta küllalt palju. Ma lisan siia seda, et seda tegelikult võiks nagu jälgida, ma arvan, kes iganes siin kuulab, jälgida omas mängus, kaitsemängus, kui sa neid palle, mida sa kaitsemängus kätte ei saa, ma räägin nüüd siin rohkem võib-olla koksudest või isegi ka mingitest kergemast löökidest, et kas nad on sellel põhjusel, et ma ei oleks jõudnud pärast seda, kui ma nägin, kuhu pall läheb õigesse kohta, või on ta sellel põhjusel, et mul tekkis mingi jõnksatus sisse. Mingi vibrat, ma arvasin, et äkki ta lööb sinna, aga tegelikult ta lõi siia. Ja ma arvan, et neid põhjuseid, eriti sellel tasemel, on oluliselt rohkem. Et ma arvasin, aga tuli siia. Ja siis võib-olla pall on siin parema jala juures ja ma ei saanud seda kätte, sest ma arvasin, et pall tuleb vasaku jala juurde. Ja ma olin juba isegi sisemiselt valmis seda sealpoolt mängima. Ja see, mis sa ütlesid enne ka, kus, et kas sa võtad nii-öelda julgelt ja avatult selle Diago koha sisse, et näitad kõigile ära, et oled seal, aga siis oled valmis seal kohanema versus mis mulle vahepeal väga meeldis teha, on see, et sa oled nagu selle plokimängija taga veidike peidus ja siis viimasel hetkel tuled sealt välja kaitses. Aga see tekitab natuke selle olukorra, kus ma olen nagu liikumises ja siis panen jalad maha ja siis tekib mingi selline hetk, kus nii-öelda uuesti liikuma saamine on keeruline. Ehk et ma nagu veidikene varjan, kus ma olen, aga ma sellega nagu ohverdan oluliselt rohkem oma siis võimet siis seda järgmist kaitseliigutust edasi teha. Just, seal on veel, ma räägin veel siin paari nüanssi nendel teemadel, et just see viimane näide on ka oluline selles osas, et nende mängijate vastu, kes reaalselt midagi näevad rünnaku ajal, siis mina väidaks, et näha on lihtsam liikumist kui mingit potentsiaalselt liikumist. Ehk siis, kui keegi seisab mul ploki taga ja ma täpselt ei näe, kus ta on, aga ta mingit liigub kuskile, siis seda mul on lihtsam näha, kui seda, kui ta seisab, ma näen, et seal seisab, aga võib-olla viimasel hetkel, isegi löögi hetkel ta hakkab kuskile poole minema, siis seda mul on palju keerulisem näha, kuhu poole ta minema hakkab, näiteks, et ta toob mu piirikoks ära, kui seda, et nüüd ta läks sealt ploki tagant sinna poole või sinna poole. Ja siis, kui ta juba selle kaardi avab, siis see justkui, mina nimetan seda, et sa avad nagu mingis mõttes nagu surve, et kui mul kaitsemängija seisab seal diagonaalis, siis on kogu aeg mul mingi surve. Mul on surve peal, et okei, sinna ma lüüa ei saa, ta on seal, aga võib-olla ta liigub mulle sinna piiri koksu tooma, võib-olla
jääb sinna, et see on nagu teatud mõttes surve. Aga nüüd, kui ta on seal ploki taga peidus, siis noh, ta on nagu surve nii kaua, kui ma teda ei näe, aga kohe, kui ta kuskile liigub, siis surve nagu läheb nagu sest ma tean, et ta on sinna poole liikumas, sest tagasi ta enam ei jõua viimasel hetkel. Et see on mingi mõttes ka raskete pallidega, kui näiteks pall tuleb hästi võrgu peale ja lähed plokiga võitlema, siis sa oled survel, plokk on sulle surve moodustanud ja sa tead, et sa tahad kuskile lihtsalt plokist selle mööda panna ja siis, kui kaitsemängija võtab mingi ekstreemse positsiooni sisse näiteks, ta arvab, et see koks tuleb, et sa lähed seda näiteks piiri koksama või diagonaali ja ta läheb sinna ära seda juba võtma, siis sa avab sellest survet, mul tuli see variant sinna, kui sa selle ära näed. Ja siis sa võid mingi ükstapuha, mis asja sinna üle ploki teha ja saad selle punkti. Samas kui siis kaitsemängija jääks keskele näiteks ja hoiaks selle surve, siis sa niikuinii pead mingi kaarega ploki tegema, suur tõenäosus, et kaitsemängija selle oma kiirusega ära toob. Ja selle nägemise kohta on küsimus või mõte, et minul oli kuidagi selline tunne, et kui ma esimest korda mängisin inimeste vastu, kes hakkasid GP-d juba mängima ja siis ma olin Diagos, nad tegid piirikoksu ära, mul oli kohe tunne, et pagan, ta nägi, et ma olen siin, et nüüd ma pean kindlasti midagi muutma ja kohe hakkan nagu kohanema selle vastase tegutsemisele. Aga täna mulle tundub, et enamus inimesed tegelikult ei näe väga palju või isegi kui nad näevad, nad ei suuda seda viimasel hetkel nagu korrigeerida, et need on ikkagi vähesed. Et mis on nagu teie arvamus kuidagi võib-olla amatööri või harrastaja seisukohalt see, et mu hüpotees on, et ei tohi liiga vara omistada vastasele nagu tegevusi, mida ta tegelikult ei tee. Et ta lõi võib-olla su blokist mööda, aga mitte sellepärast, et ta nägi su blokki või kaitsemängijat, vaid ta lihtsalt otsustas sinna lüüa. Ja siis sa muudad ringi ja ta lööb teise suunda ja siis on nagu pagan, ta on täiesti lahti hammustanud meil selle, et ta näeb nagu kõike, aga ei, see on puhas nagu variatsioon, et kuidagi mitte liiga ruttu omastada selliseid aga mul tundub, et see on nagu hästi individuaalne, et kuidas keegi mängija mängib üldse. Ja mina ka, kui ma mõtlen ennast nagu rünnakul, siis mida kõrgem tase, ta rohkem ma proovin nagu varieerida oma enda rünnakut, et ükskord vaatan näiteks, kui on hea tõste, et ma ükskord vaatan, mida vastane teeb, teinekord lähen tugevalt lööma, et ma ei tee kogu aeg nagu sama asja, et ma üritan olla niivõrd ette arvamatu kui võimalik, kuigi tegelikult ma olen suhteliselt lihtsasti loetav mängija või vähemalt olnud lihtsasti loetav, aga et see sõltub ka sellest, mida see vastasmängija sul, millise lähenemisega ta ise nagu selle rünnaku ja vastase lugemise osas on, ma ei tea mida. Ja ma arvan, et Kristjan vist natuke mõtles seda, et ütleme B-taseme turniiril Beach 44, siis enamus mängijad ikkagi ei näe enda rünnakut tehes. Nad ei tee seda rünnakut sellepärast, et nad teavad, et on ju vastane on kuskil seal. Et nad nagu, et ta teeb neid rünnakuid sellepärast, et see löök tuleb tal hästi välja ja ta proovib tänu heale löögile saada punkti vaatamata sellele, mis siis vastane kaitses teeb, oli su mõte, on ju. Et ma nagu usun, et see on 100% tõsi. Et niimoodi, et näha kogu aeg, et isegi, ma arvan, ei ole sihukest inimest olemas, kes igat rünnakut näeb täpselt ära, mis vastane teeb. Ja mida madalamale see tase liigub, seda vähem keskendutakse lihtsalt sellele, et saada tehniliselt hea sooritus sellele pallile pihta ja see pall kuskil ära, et esimese asjana ma usun, hakatakse nägema seda, et kas on blokk või ei ole, siis võib olla, et kas see blokk on natuke sealpool või sealpool ja seda kaitsemängijat nähakse ikkagi lõpuks juba kui sa päris palju oled mõelnud selle peale, et kuidas seda kaitsemängijat näha. Et mina arvan, et ma julgen öelda, et ma enda noorte aegadel ja ikkagi päris pikalt mängisid ikkagi selle peale, et sa teed häid lööke, sul on omistatud head löögid ja eks see vastane siis las mõtleb välja, kuidas neid kätte saada. Aga ma olen ka nõus, et kui mina mängin näiteks B-taseme turniiri, et siis ma proovin istuda kaitses rohkem diagonaalis ja lihtsalt loota, et blokkimees võtab piiri ära ja ma jõuan koksu lüüa võtma ja saan tugeva löögi kätte. Aga kui ma mängin just oma trennis siin nende samade meestega, keda sai nimetatud, siis seal mul tundub, et mul sellest nagu ei piisa tihti, et need koksud on nii täpsed ja töögid nii tugevad, et ma pean nagu rohkem olema üllatusvõimeline. On minu isiklik tunnetus. Aga ma olen ka nendest nagu natuke madalama tasemega mängija, eks ma tundub, et ma pean kogu aeg nagu riskima mingite asjadega. Seal veel on üks nüanss on see minu meelest Kristjani jutul,
et seal võib tekkida selline olukord, kus sina tegused kaitses ja sul tekib mulje, et pahan nagu vastane näeb mind. Iga kord, kui ma lähen sinna, teed teisele poole, näiteks. Aga siis mingid saad aru, et teed mingi asja, aga tegelikult ta nagu ei näe mind, et milles case on, et justkui nagu nägi, aga samas, kui me teeme mingi trikki, siis seda on nagu nii, et kas ta siis näeb või ei näe, et seal võib olla ka see, et tegelikult näiteks ta ei näegi sind üldse mitte, aga ta näeb ainult plokimängijat. Aga kuna teil on plokikombinatsioon ja ta plokimängi järgi teeb, siis alati läheb kokku ka sinu tegutsemisega. Ja siis sa arvad, et ta näeb sind, kuigi tegelikult ta sind ei näe. Aga küll ta näeb teie seda plokk-kaitse kombinatsiooni läbi plokimängija. Ja siis sellest tasuks aru saades, et meil on ka näiteks alati, kui me seal mängime, kas palli või paneme mingi kombinatsiooni peale ja me näeme, et okei, vastane hammustas selle läbi, siis esimene küsimus on meil see, et okei, kas ta näeb nagu mind või sind, kes ta näeb plokimängi kaitsemängijad, et kes peab enda asja hoidma ja kes võib teha nagu siis mingisuguseid trikke, et kes on nii-öelda see pimedas, sest et harva nähakse nagu mõlemat samal ajal. Et seda, kui juba tase kõrgemalt, siis seda võib nagu uurida. Ma toon siia teema lõppu veel, me võiks rääkima jäädagi, siin arusaadav, see on nii põnev ja detailne teema, aga ma tooks lõppu selle, et ma käisin Tartus ühes toredas rannavõrkpallilaagris, mida siis Netspordi all ise korraldas, tervitusi ka sinna minu arust ägeda laagri tegid. Ja see oli Martin Splavins, eelmise aasta mitte Eesti, vaid Euroopa meister oli ka koha peal trenni andmas ja meie saime siis 2 trenni, meil oli üldse ka väga äge grupp, meil oli siuke pikkade plokimeeste kaikapuute omajate nagu grupp, Siim Randanen, Ragnar Pähn, Rivo Vesik loomulikult väga tasemel plokimängija oma puudetelt ja mina ka kaitsemängijana, mitte võib-olla kõige korrektsema puutega mees, et meil oli Vlavinsiga, kes on kaitsemängija, olid väga huvitavad trennid. Ja siis, mis oli selline huvitav asi, mida tema siis õpetas meile, oli 2 sammuga kaitses palli koksu siis kätte saamine. Et hästi pikk samm, see esimene, et sa tõukad ennast välja oma kaitse algpositsioonist ja 2 sammuga püüad siis selle palli kätte saada nii, et sa ei lähe pikali, vaid ühe põlve pealt tood üles ja mängid lõpuni. Ja mida me pärast ka arutasime Urmas Piiga, et Urmas on ise nagu natuke sarnane mängija Eestis, et ta liiga tihti pikali ei lähe, vaid ta võtab selle, et kui ta läheb, siis ta saab palli kergelt kätte ja tal on tänu sellele ka kaitsepalli siis ära maha löömine lihtsam. Ja ma hakkasin mõtlema, et kui palju sina, Mart, näiteks seda tippvõrkpallis näed, et siukse paari sammuga, pikkade sammudega pall ära tuuaks, et minule ma ei ole nagu nii sügavalt seda ilmselt teemat mõelnud, mulle tundus, et see on suhteliselt raske seda ajastada just, et sa paari sammuga neid palle üles tood ja ma samas olen 100% nõus, et see on nagu väga hea stiil, kui sa seda mängu hästi loed, et sa suudad palju ka energiat nagu kokku hoida, et mina teen ilmselt 17 sammu samal ajal, kui ma ja ikka seda palli ideaalselt kätte, aga Plavins teeb 2 korrektset sammu ja toob palli üles. Nojah, selleks peab väga kiiresti, väga täpselt aru saama, kui kaugel see pall sinust on, et paratamatult vahel 2 sammust võib jääda väheks. Aga seal nüüd väga täpselt ei tea, mis olukordadest jutt käib, aga oluline oskus oleks see, küll nagu kaitsemängus on ka hästi oluline nagu ajastamine. Näiteks kui sa pead pallile järgi minema, siis väga tihti võib just, et sa jõuad sinna, isegi kui sa pead väga kiiresti liikuma, siis kui sa liigud maksimumkiirusel, siis sa võid sinna jõuda nõks liiga vara. Ja kui sa nõks liiga vara jõuad näiteks välisrüü tasandist, siis sa seda täna mängida. Et vahel näed ka näiteks mängijaid, kes teevad põhimõtteliselt, räägime nüüd hüppega järgi sinna, et nad täielikult nagu hüppavad ennast välisrüü tasandisse, aga nad enne hüppet peavad tegema väikse viivituse. Sest et nad sammudega tegelikult ei jõuaks, sammudena nad jääks hiljaks ja kohe hüppega nad oleks liiga vara. Et selline oskus on nagu väga oluline, see 2 sammuga teatud olukordades oleks kindlasti nagu väga hea, et näiteks selle asemel teha 3 sammu ja jõuda sinna natuke võib-olla imeliku ajastusega, sa teed 1 pikema aeglasema sammu, mis on kiiremad kui 2 sammu ja siis paned põlve maha ja tood selle mõnusalt ära, et on selles kindlasti väga hea oskus Arsenalis, aga seda väga täpselt pihta saama, mis olukordades seda saab kasutada. Aga ma ei teagi ka täpselt, me tegime seda trenni ja minul küll lühikesel mängil jäi kogu aeg tundus, et jääb puudu nagu, et ma ei saa ühtegi palle, mida me siis enda trennis proovisime nagu, et ma ei jõua kuidagi normaalsest kaitsekohast sinna kohale, on ju. Ja ma vaatasin tegelikult, ma küll ei vaadanud mängi järgi, aga ma vaatasin highlight Plavinsi mängudest ja ikkagi, need on vist mingid kindlad pallid, kuhu ta selle 2 sammuga läheb, sest et ikkagi seal highlightides paljudes ta
ka viskab pikali, muidugi, et need on vist pigem siuksed ongi need löögid, mis vastasel väga hästi ei õnnestu, et ta nende peale siis ei kulutaks seda energiat. Me ei arutanud seda nagu põhjalikult ei analüüsinud läbi, aga mina ka tundsin, et seda on nagu nii harva on sul võimalik seda 2 sammu sealt ütleme, kui sa oledki diagonaalis kaitses, et 2 sammuga nüüd piiris võtad selle palli ära või lähed lühikest diagonaali koksu võtma, et seda nagu väga tihti ei kasutaks, et mul oli ka huvitav sellepärast vaadata, et vau, siuke asi ja nii põhjalikult meile seda tegi, aga et palju see reaalselt seda nagu mängus kasutada saada, aga kui ta seda tegi, ma mõtlen järelikult Euroopa meister, ta seda mingi põhjusega meile tegi, et ta ise sellesse usub ja tuleb välja ka. Aga lõpetame ära tehnikanurga ja lähme edasi, meil on tänane saate viimane osa veel ees ootamas. Daamid ja härrad, imed on sündinud siin stuudios võimalik. Kristjan Kuressaarest ja Mart Tiisaarest on saanud viimaseks rubriigiks ainult Kristjan Kuressaar. Ja no meil on nii, et meil saate neid lindistuse aegu kokku lepida nii, et kõigile sobiks, ei ole ühtegi lastetrenni, oma trenni, peresündmust ega midagi muud on ikkagi üsna keeruline, nii et me pidime Mardi laskma trenni, loodetavasti see trenn on seda väärt ja tegelikult me peaks saama hästi hakkama, sest meil ongi nüüd plaanis rääkida Kristjan sinust ja ütleme võrkpallist laiemalt natukene. Esimene küsimus, kuna sa oled nii-öelda võrkpalliväline inimene nooruspõlve vaadates vähemalt, et sa ei ole võrkpalli seest tulnud, siis mis sulle selle rannavõrkpalli juures ikkagi meeldib? Hea küsimus. Ma arvan, et ta on nagu päris mitmekülgne, et ma toon nagu paar võrdlust, siis sa aitab äkki raamistada seda vastust natuke, et kui tahta nagu füüsilist midagi teha, siis on variandid minna jõusaali ja jooksma ja midagi sellist, aga võrkpall ja rannavõrkpall siis minu jaoks ta on ikkagi mäng ja aju on kuidagi nii palju lihtne, et ütleme, kui ma jooksen, siis ma ikka mõtlen nagu oma kas siis töömõtteid või muid mõtteid, aga rannavõrkpalli mängides ma saan väga tugeva füüsilise koormuse, aga samal ajal mu aju nagu ta ei tee tööd, ta mängib mängu. Jaa, et see on nagu koerale viskad palli, et kui nagu rannavõrkpallis ikka pall on õhus, siis ma nagu vaatan seda ja jooksen järgi nii kiiresti kui jõuan, et mul ei ole seda tunnet, et nüüd on pulss 170, et nüüd aitab küll. Ei, kui pall on õhus, nagu siis sa proovid minna. Ja ma arvan, et see on see osa sellest, et ta on tegelikult mäng ikkagi, aga samas saab väga, väga tugeva treeningu. Ma olen sellega 100% nõus, täiesti 100%. Ja pluss minust ikkagi, meie sinuga ikkagi kõrgemas eas, Nils juba, ta on noorem veel, aga sina oled, mis sa oled meil 41 või 40? 40. 84. Jeesus Maria. Ja sellises vormis. Et tegelikult ta on ikkagi ju kehale väga hea ka. Et kui mina lõpetan rannavõrkpallitrenni, siis mul on keha kõik hästi, aga kui ma käin vahel saalivõrkpalli näiteks mängima, korvpallist rääkimata. Korvpallis ma tunnen, mul on laip olen pärast trenni, aga et ta ikkagi kulutab vähem kõiki liigasid, see on ikkagi väga õige. Ta kulutab, aga saab ikkagi väga võimsa sellise koormuse, et 90 minti 2-2 mängu, siis on ikka niisugune tunne, nagu oleks ikka maadelnud kellegagi, et väga, väga hea koormus on, ma arvan. Seda võib-olla maadlus oli halb näide, sest ma saan aru, et 3 minutiga sa võid olla täiesti kuitu. 3 minutit, mõtle. Üksteise küll kallistad teist meest ja oled juba pesema. Okei, Eesti rannavõrkpallist, mis sulle selle juures meeldib? Mis mulje sulle jätab Eesti rannavõrkpall ja see kogukond, mis siin on kerkinud üles meil? Väga kihvt kogukond on. Mina siis, kui ma nii-öelda sukeldusin ja ma olen seda tüüpi ka, et ma nagu vaimustun põhjalikult ja süviti asjadest, et kui ma selle rannavoole leidsin, et siis ma käisin kaasa kõik Eesti GP-d, vaatasin üksinda mänge seal, Karri Naldo Pruut oli ka vahel vaatamas 2 käsi, et ega seal rohkem vaatajaid ei olnud paljudel mängudel. Aga mulle väga meeldis seda nagu kuidagi põhjalikult ammutada, et näha, kuidas see tase on ja kes seal mängivad ja Eesti väiksusega on nii äge, et saab kõigiga tuttavaks nii-öelda. Ei ole seda barjääri, et kui sa tahad võib-olla USA parimaid mängijaid nii-öelda tundma saada, siis mingi hetk tulevad turvamehed või barjäärid vahele, aga Eestis see kogukond on nii väike tegelikult, et sul on võimalik saada Mardiga
hästi tuttavaks ja kõigi Eesti teiste tippmängijatega, et see on nagu väga kihvt ja niisugune väga sõbralik kommuun. Mis see eesmärk oli siis, kui sa sinna rannavõrkpalli tulid, sulle hakkas see väga meeldima, et käia kõiki neid Eesti GP-mänge ka vaatamas, kas see oli puhas siis see, et sa tahtsid saada sellest mängus ise paremast ja sellest rohkem aru saada või sa tahtsid ikkagi kuuluda kuskil, sa tahtsid olla mingisuguse ägeda kogukonna nagu liige või? Tead, see oli, kui ma päris ausalt ütlen, siis see oli niisugune, need nagu sobitusid hästi kokku mingisuguste nädalalõppude trippidega, et kui Viljandis on GP, siis on kuidagi mõnus oli, lähed Viljandisse ja nii-öelda suvine nädalavahetus Viljandis ja see oli folk vist ka samal ajal mingitel aastatel. Võib-olla. Mul oli raske vahel valida, et kas ma lähen oma mängule või ma lähen folgile, et mingi hea kontsert samal ajal. Ja, esinema. Et oli nagu niisugune kombo, et samamoodi näiteks need Türgi laagrid, et see ei ole selline võib-olla võrkpalli kaugem inimene ütleks, et miks nagu talvised laagrid on siis mingisugusele profisportlasele, et ei, et absoluutselt mitte, et see on minu arust väga selline, kus sa saad puhkuse ja hobi kokku panna ja nendel GP-del käimine, eriti kui sa saad seal reedel või mängude välisel ajal kellegiga ühe sparrimängu ka püsti panna, et see ongi niisugune mõnus kombo, kui sulle see ala meeldib. Kuidas see Eesti GP-sari on arenenud nende aastatega, mis sa oled siin sees olnud? Ma tõesti mäletan, me mängisime Paides 2021 tiimaga Eesti meistrivõistluste veerandfinaali minu arust pühapäeva hommikul Karl Maidla Mihkel Nuudi vastu. Äge mäng oli 3 game'i ja seal me lõpuks siis võitsime selle mängu ja tõesti sa olid minu arust siis 1-2 pealtvaatajast äkki sellel mängul, et sa oled näinud nagu päris erinevaid aegu ka, mulle tundub, et selle 5 aasta jooksul või mis sa umbes selle ala sees oled olnud, on ikkagi muutusi olnud palju. Jaa, ma kirjutasin pika kirja, ma just Rivo Vesikule jagasin seda, see oli vist äkki oligi Paide Estikate või oli ta lihtsalt Paide GP. Paide Estikad olid vist need, jah. Et oli üsna nagu nukker nagu selles mõttes, kui Estikatel ikkagi seal järve ääres mängiti ja inimesed nagu mängijad ise jooksid oma pallidele kõrketesse järgi ja platsid olid riisumata ja pealtvaatajad ei olnud ja kuidagi see, niisugune vaeslapse rollis oli see ala natukene seal ja niisugune tähelepanu ei olnud sellel, et seda oli veidi nukker näha, sest nagu fantastiline mäng suvemänguna, et see on väga vaatemänguline ja ka pealtvaatajatel võib see väga mõnusaks teha, et ütleme kontrastiks siis võtta see Kloogaranna etapp võib-olla, kus te korraldasite, et selle ümber saab teha melu ja niisugust nagu mõnusat olemist nii palju, et vahel oli jah kahju näha, kui seda ei olnud üldse tehtud. Mina mäletan ka seesama veerandfinaalist hea koht, kust me oleme tulnud, et see pühapäeva hommik oli, need väljakud olid tegemata ja eelmist päevast veel täiesti aukus. Paides oli vähemalt tol hetkel veel ka väga sügav liiv, ehk siis väga raske oli seal mängida sellistes oludes. Ja me esingi tiimaga tõstsime nagu natuke tormi, et me ei ole nõus nagu Eesti meistrivõistluste veerandfinaali nii mängima, et meil oli eelmist päevast väljakud ära tehtud ja tasandatud, et sellises augus nagu mängida. Ja siis vist keegi nagu mingisuguse sellisega, et okei, ma tulen siis teen ära või tegime ise seal ka, et täna nagu seda õnneks küll enam ei näe, et kõikidel GP-etappidel mulle tundub, on see nagu korraldus läinud nii kaugel, et lihtsalt ei saa enam siuksele tasemele lasta seda. Jah, ja teistpidi võib-olla nagu see illustreerib ka seda, et see kogukond on niisugune, ta ei ole niisugune hõbelusikas suus olnud, et ta saab hakkama ja need mängud said mängitud ka seal Paides ja tegelikult inimesed, kes selle ala sees on, nad on harjunud hakkama saama erinevate oludega, ma arvan, et ülearu ei viriseta ka. No sa oled käinud ka Kusti ja Mardiga tegelikult MK-etappidel kaasas, palju kordi on sul üles loetud? Mitmed korrad jah, kõige võib-olla niisugune akuutsem periood oli äkki see 22 või 21, kui ma tegin nagu tööst väikse pausi ja siis ma käisin nendega järjestikku võib-olla neljal või niiviisi MK-etapil. Eliit 16 nad mängisid, siis see oli periood ka, kus neil nagu said 16 peale ja seal oli nagu väga kihvtid paarid, kellega nad mängisid ja see oli nii-öelda sellel hetkel sellise fänni väike unistus, et sa saad käia sabas Eesti parimatel mängijatel ja samas siis
näha neid teisi mängijaid väga lähedalt, kellega nad sooja teevad ja vahel ka soojendustel seal osaleda, et see oli niisugune äärmiselt kihvt. Mis sulle, kui sa peaks midagi ütlema nendest MK-etapidest, mis sulle enim meelde on jäänud või mida sa kogesid seal? Ma arvan, et Ostrava on võib-olla niisugune koht, kuhu Eestist minna. Ma tean, et siit seltskonnad käivad endiselt üsna järjepidevalt seal, et ta on niisuguse kihvti koha peal see võistlus seal vanas tehases ja kui ka Tšehhi baarid hästi mängivad, siis seal on vinge melu ja niisugune, ma arvan, see on kihvt koht, kus käia. Ja Kusti ja Mardiga, kas sa Rooma MM-il ka olid? Olin seal ka. Nii, et 5. koht on ära nähtud? On ära nähtud. Mis sa sellest meenutad? See on keeruline, see vajab eraldi saadet vist, kuna see 5. koht seal tuli ka ühe loobumisega ja võib-olla kuidas need vastasseisud täpselt olid, aga nad mängisid vist hollandlastega seal alagrupis ühe mängu, küll hollandlastel vist oli juba edasipääs kindel, aga see oli üks äge mäng, kus mulle meeldis Rivo Vesiku kommentaar hiljem, et Kusti servis seal Müsenile päris mitu ässa. Ja siis Rivo ütles midagi sarnast, et kui Kusti oli palliga juba seal joone taga, et siis Müsenil põlved värisesid ja see tõesti tundus veidikene niimoodi, et kuidagi see planner, mida Kusti sellel ajal tegi, Müsenil oli nii ebamugav, et seda oli kihvt näha, kus nagu amatöörina sa tead, et kui võib olla ebamugav serv, eks, et tekib niisugune pinge ja seal oli näha, kuidas nagu maailma tippmängijatel oli sama tunne, et ta ei tahtnud seda servi üldse näha. Kuidas sina võrdled Kustit ja Tiimat? Et sa oled näinud Kustit ikkagi päris palju mängimas koos Mardiga, nüüd natukene Tiimat ka, Tiimat sa teadsid juba varasemast perioodist. Ma ei tea, kui palju sa tahad ja saad rääkida, et palju sa usud sellesse meie uude paari, kas sulle tundub, et ta parem, halvem, samasugune? Ma arvan, et need paaride dünaamikad on nii keerulised, et väga keeruline on nagu öelda ära, et umbes, et nemad nüüd saavad või nemad ei saa ja see on nii palju on, ütleme, seda tipptasemel vastasseisuses niisugused erinevaid dünaamikad, mis tekib, et keeruline nagu öelda, et mina olin nagu Kusti osas väga suur fänn, et see, kuidas Kusti nägi platsi ja kuidas ta lahendas, et mulle Kusti väga mängijana nagu meeldis, et Tiimal on hurraad ja pealehakkamist veel kõvasti, ma arvan, et jah, ma usun, et kui nad teevad tööd ja arenevad, et siis saab ägedaid mänge veel. Kas Kusti tuleb randa tagasi, mis te arvate? Ei tea. Keeruline küsimus, jah. Ei ole vist väga lihtne tulla kellegiga praegu. Jah, vaata Eestis on nii palju seda, et tulla siis on kohe vaja vastata küsimusele, et kellega, et kui sa Karl nüüd ei kasva 15 senti pikemaks, siis ei ole võib-olla kohe võtta. Ei ole, aga jah, ei tea, see on huvitav. Kustil esimene aasta Tartu Bigbankis selja taha jäämas. Pigem on ta olnud teine sidemängi, aga saanud mängida ikkagi omajagu. Saab näha, mis tulevik toob ja mida ma tean, on see, et Kauri-Erik Kais on järgmiseks aastaks vist juba saalis, et tema randa ei ole nii-öelda põhikohaga tagasi tulemas hetkel. Minule tundus, et kui Kusti võiks tagasi tulla, siis äkki just Kauri-Erik Kais oleks tema jaoks siuke hea paarin, et ei ole küll kõige pikem blokimängi, aga Bello, Eesti edition. Aga et kui Kustil ikkagi, mina ka seda kohe ei oskaks vist kedagi teist nimetada, kes võiks olla? Jah, siukest ju, kes ikkagi praegu kuskil meistriliigas saalis ei mängi, siis esiliigast võib-olla mõned ma arvan ikkagi kohe praegu ka ei tule ette, aga pigem võib-olla juba Armin Kender, meie noor blokimängija, aga temal ka veel mitmed aastad ilmselt minna enne, kui ta sellisele tasemele jõuaks, mis lubaks mängida kuskil väga kõrgel tasemel. Ja tal on oma paarin olemas ka praegu. Ja Kaur Eerikust teda tahaks ikka näha kuidagi nagu kaitsemängijana väga tugeva blokimängija kõrval, et ta saab küll blokis väga hästi hakkama, Reis on võimas ja viskab, aga jah, ma arvan, et tema mängib väga sümpaatselt ja kihvtilt. Kauri aeg rannas, mina küll usun, kindlasti tuleb veel. Hoolimata sellest, et ta teeb siin veel saalis võib-olla mingeid hooaegu, aga et ma usun, et mingil hetkel ta ikkagi jõuab randa tagasi ja äkki saavutab selle potentsiaali, mis tal seal tõesti on olemas. Veel sinust, sa oled siin ise nagu tõsise harrastajana teinud ka statistikat just sellistest B-taseme mängijatest. Ole ava natuke seda teemat, et mis sul siis silma jäi või mis need avastused olid sellise statistika tegemise peale?
Hea küsimus. Jah, millest see algas oli see, et ma püüdsin nagu aru saada, et nähes neid maailmakarika mänge, eks, et kus lüüakse kõva pauguga pall vastu maad ja kuidagi see dünaamika oli nii erinev sellest, mis oli nii-öelda harrastusmängijate mängus ja seeläbi nagu tundus ka, et see taktika sellele mängule minnes võiks olla nagu erinev, et kuidas ütleme, kui teha selline hüpoteetiline küsimus, kuidas B-taseme mänge võita, et mis on siis oluline selle juures. Ja kuidagi mul läks tükk aega, et aru saada, et noh, kui sa oled kõva pauguga palli vastu maad ja siis järgmiseks teed servivea, siis on seis 1-1, et noh, need on sama palju punkte annavad, eks, et nagu üks näeb nagu välja, et roks, kus need nüüd panid, aga noh, punkte saad ikka ühe võrra, eks. Ja siis vaadates nagu mänge, et kust siis nii-öelda need 21 punkti kokku tulevad, ütleme siis B-taseme mõistes Eestis. Ja ega seal nagu mingit suurt niukest nagu avastust selles osas ei olnud, et vigade arv on nagu äärmiselt oluline seal. Ehk et kui sa mõtled, et nagu vastase vastu, kellega sa mängid, eks, et iga olukord on sul võimalik teha nii-öelda mingi otsus, kui pall on õhus, et kas ma nüüd lähen tugeva ründelöögi peale, võib-olla mis toob kaasa selle, et sul on ka veaprotsent seal või sa annad palli nagu lihtsalt üle. Ja mida nõrgem on sul vastane vastas, seda suurem kaal on sellel, et sa võiksid lihtsalt palli anda nende poolele üle, et sul on juba siis sisuliselt eelis, et noh, nad võivad sellega midagi nagu nii-öelda lihtvea teha. No see on, ütleme, et siuke C-tase või C-tase. Jah, et kuskil ma olen nagu C-tase, eks. Aga see siis nii-öelda progresseeruvalt läheb järjest selle poole, kus sa pead seda agressiivsust lisama. Aga ütleme siis nagu kuulajad ja kõik teavad, et mis see umbes nagu Eesti B-tase on, siis üllatavalt tähtis on seal ikkagi see, et nagu hoida oma vigade arv võimalikult madal. Et sealt mitte anda, sest nii palju, ütleme, tennises nagu winnerid, et selliseid lööke, kus sa ei saagi midagi teha, noh, neid lööke ei ole nii palju. Et see oli üks niisugune peamine arusaam, et mitte võib-olla nii-öelda ajada seda agressiivsust liiga tugevaks, et noh, et sa pead ise vägisi võtma ja tegema võimalikult raskeks selle olukorra. Pead tegema niimoodi optimaalselt raskeks, aga mitte nii-öelda selle piiri pealt, et oma vigade arv läheb liiga suureks. Kuidas sa oma mängu siis kohendasid seda teades? Hea küsimus sellepärast, et minu mäng nagu loomu poolest, ja mõlemad võib-olla teate, on nagu niisugune üsna konservatiivne. Et ma olin juba kuidagi minu stiil oligi natuke selline, et ma hoian pigem palli mängus ja ega mul see oma vigade arv väga kõrge ei olnud juba algust peale. Aga jah, võib-olla nagu sellest paremini arusaamine, näiteks servil on nagu hästi hea mõte selles osas, et ütleme, kui ma mängiksin Mardi Kusti vastu siis näiteks mängu ja panna kerge serv sinna üle, eks, noh, ütleme, kui nende side out on seal võib-olla 70-80% nõrgema vastase vastu, noh, siis ma annan 0,8 punkti sisuliselt ära, samal hetkel, kui ma nagu nõrga servi annan, ehk et ma võiksin väga palju serviga riskida, selleks, et servi viga on ainult siis nagu nii-öelda 0,2 annan ära, eks, et kuna servi veal ei ole nii on nagu väiksem osakaal, ehk et ma võiksin riskeerida palju rohkem. Samas, kui siis nagu, ütleme, nõrga side out'iga võistkonna vastu, ma ei tohi seda servi nagu peaaegu üldse eksida, kuna nende side out on nii palju madalama protsendiga. Et nagu nendest dünaamikatest aru saada, on kuidagi huvitav hakata kaasa mõtlema, et okei, mis hetkedel siis nagu teist palli lahendada, et kas selle teise palli lahendamise nii-öelda matemaatiline ootuspunktide mõttes on siis kõrgem, kui teha siis korralik tõste oma paarilisele, kes võib-olla lahendab sealt siis nagu parema ootusega ära. Aga seal on jälle see, et kord mängu jooksul ongi võib-olla teist palju, eks ole, hea lahendada ka tipptasemel, et sa hoiad vastase ploki tänu sellele endaga kaasas, et ta ei saa kohe mugavalt minna selle ründemängija peale. Samas siis on ka see nii-öelda ootamatuse moment, aga kui sa hakkad seda nagu kogu aeg kasutama, siis on see hoopis teine nagu. Kui seda on vaja, jah. Mulle meeldis, mis Rivo ütles mul õnnestus temaga vaadata koos mingit mängu, see oli äkki naiste mäng ja rääkisime sellest, et noh, kui mitmekülgne see mäng peab olema, eks, et kui palju erinevaid asju sa pead seal siis tegema. Ja ta ütles nagu, et kui sa leiad midagi, mis nagu töötab, siis noh, ei ole tingimata vajadust muuta enne, kui vastane ei ole kohanenud. Et kui ta laseb sul sinna diagosse näiteks lüüa, no siis löö nii kaua, kuni ta on nagu tõestanud, et ta on kohanenud ja siis on vaja nii-öelda võib-olla mingi järgmine asi välja mõelda.
ehk et see on ka nagu sama selle teise ja selle ploki tegemisega, et noh, et kui mingi asi nagu töötab, mängid nii-öelda 3 kogu aeg ja vastane istub Diagos, ootab sul lööki ja sa oled teinud 4 piirikoksu juba ära ja ta ikka ei lähe sinna, siis tee edasi. Nõus. jaa, aga see statistiline pool jah, et noh, kui jalgpall, korvpall, no jalgpall eriti ikka, seal on raske kindlalt mõelda, et löö sealt kohast alati peale on ju, sest et see on nii suure ala peal mängitakse, aga ma tean, et ma olen vaadanud ühte filmi ja praegu loen ka ühte raamatut, kus on film rääkis siis sellest pesapallist ja raamatus räägitakse Ameerika jalgpallist ja samamoodi, kus on nagu leitud mingi avastus just statistika poolest, et seal filmis pesapallist, et otsiti kokku siis kindlalt, kes löövad mingi protsendiga palli alati. Moneyball, jah. Jah, Moneyball, olete ka vaadanud jah. Need väga huvitav on ja siis selle tõttu noh, kuskile pürgisid kõrgel. See on vist veits based on true story ka on ju. Ja seal Ameerika jalgpallis samamoodi, et noh, seal need playbookid on ju ja nendes playbookides noh, mõni tiim kasutab, ma ei tea, mingid 150 erinevat play'd on ju, et kui see pall on seal, et siis mängime seda ja nii edasi. Aga see siis oligi, et afroameeriklasest treener Tangi oli ta perekonnanimi, eesnimi ei mäleta, et viis siis selleni, et seal playbookist nagu kasutada mingid, ma ei tea, 10 play'd ainult ja iga kord need play'd siis õppida nagu algusest lõpuni nii selgeks, et iga kord lihtsalt teha seda sama asja ja ta jõudis nagu mingi ülipalju sinna Super Bowlile, seal küll kaotas, aga siis keegi lasti lahti, järgmine treener võttis sama idee üle ja siis järgmine aasta nüüd lõpuks võitsid. Et see statistika just B-tasemel, ma arvan, et noh, võib-olla võikski iga kord teha lihtsalt pika piirikoksu ja niimoodi, et sa ei eksi ja võib-olla võidaksidki terve turniiri ära ainult sellega, et tee ainult piirikoksu. Ja ise, kui see vastane saab selle kätte vahepeal, siis tal on sealt nii raske sealt kaugelt nurgast tulla ise rünnakule, et nagu sa ütlesid, see tema enda võimalus kas viga teha või jätta pall mängu on juba väga-väga kõrge. Ja ma arvan, et see, mis Nils sa ütlesid, see on väga oluline võib-olla kaardistada enda jaoks nagu harrastusmängijal, et noh, mis asju sa nagu üldse pead tegema. Olgem ausad, ütleme, võib-olla harrastusmängijal, aga sa mängid vahepeal niimoodi, et noh, sa ei mängi matemaatiliselt optimaalselt, vaid sa mängid nii, kuidas nagu fun on ka. Sa tahad vahepeal nagu teha asju, kui palju on ikka ees, siis sa tahad nagu vahepeal seda maha lüüa, sellepärast, et lihtsalt oleks äge tunne. Et noh, seda tuleb ka arvestada, et kui sa ikkagi ei mängi olümpiapääse nimel, et noh, siis sa tahad nii-öelda seal ka lustida vahepeal. Mõdigi. Aga et kui punktide peale mängida, siis võib-olla tõesti sul on vaja ainult äkki 2 lahendit, et võib-olla sul on niisugune terav Diago koks ja niisugune, nii palju kui plokk lubab, terav piirikoks ja kui sa natukene siis jõuad ära vaadata, võib-olla sellest piisabki, et nagu mäng ära teha, et ei pea seal nagu hakkama tohutult kuidagi jõudu panema ja hakkamata tegema asju, kus sul see enda veaprotsent läheb suuremaks kui tarvilik selle mängu jaoks. Mis mul Kristjaniga nüüd meelde tuleb, on see, et ma teadsin, et sa oled, eks ole, rannavõrkpalli mänginud ja kuna ma tundsin sind tänu sellele, et sa olid tõesti minu põhimõtteliselt ainus pealtvaataja mingitel hetkedel. Ka mänguväliselt. Ka mänguväliselt, absoluutselt. Et siis ma teadsin, et sa mängid ju ja et sa oled paremaks läinud, aga ma ei olnud nii kursis sinu asjaga ja ma mäletan, et see eelmine talv äkki aasta tagasi kuskil oli Leismani ultratriatloni neljapäeva õhtu aeg, eks ole, 3 tundi. Ennem kui Karl edasi räägib, ma ütlen, et ma mäletan seda, kui Karl sellest mulle rääkis, nii et see ei ole välja mõeldud. Ja siis ma olen seal trennis, seal on ikkagi Jaanus Kuller, eks ole, Eesti meessuste medalist, Andres Leismann ikkagi nüüd, sel aastal ju eelmine aasta mängis ka väga hästi, seal on igasuguseid, Kaarel Kais käib seal vahel, et see tase on, ma julgen öelda, seal A-, B+, võib-olla, kui me keskmise taseme võtame, et ta ei ole päris siuke Eesti tipp, aga ta on siin kohe järgnev, et need mehed oskavad mängida küll. Ja siis ma mõtlesingi, vaatasin, Kristjan Kuress on ka trennis, et näed, et ikkagi mõni mahlamets tuleb ka vahel, eks ole, et kui ei ole kedagi teist kutsuda. No see on nüüd naljaga öeldud, eks ma sain aru, et sa seal põhjusega oled.
ja sa tõesti minu arust võitsid selle trenni päris kindlalt, kui seal lõpus mängiti punktide peale või erinevates olid nagu väga edukas ja ma vaatasingi, et näed, et kuhu on võimalik jõuda, kui sa oled ikkagi väga nagu pühendunud ja tead täpselt, mida sa teed, et sa ei ole ju siiamaani, sa oled heas vormis, aga see oli kõige võimsam ründaja või kõige tehniliselt ilusam mängija, aga samas mäletan su ülevalt söötumust, vaatasin, et sa oled tõesti selle nagu hästi käppa saanud, nii et räägi natuke sellest ka, kui palju sa oma tipphetkedel trenni tegid rannavõrkpallis? Ja kui mitu aastat võttis aega sellest, sa lähed sealt Mardi trennist esimest korda, kus sa ei jõua liigutadagi ja jõudsid sinna, et sa mängid B-tasemed või A-tasemestega koos juba? Ja siinkohal sa mainisid ära Andres Leismanni, et temal ongi tegelikult päris suur roll selles osas, et kui ma seal Mardi trennis käisin, siis ma kuidagi seal terases sain tuttavaks ka Andresega ja käies GP-d vaatamas oli ta niisugune sõbralik kuju, kes mõnes mõttes võttiski enda tiiva alla nagu trennide mõttes, et ta kutsus enda trennidesse, alguses oli terases ajad ja hiljem kujunes sellest siis see ultratriatlon neljapäeva õhtuti Beach House'is. Et tema on väga palju juhendanud ja ta on niisugune rahuliku loomuga kindral, et räägib ja selgitab väga hästi, isegi kui sa ei küsi, et sealt on nagu hea kuulata ja õppida ja ilmselgelt ta saab mängust väga hästi aru. Et siis kuidagi kujuneski periood selline, kui Mardi trennis ma sain aru, et umbes nagu kord nädalas, eriti kui sul tausta ei ole, nagu paremaks ei saa või vähemalt nii nagu ei saa, kindlasti ei saa, jah. Ja siis selle teine ekstreem oli see, et ma arvan, et oli niisugune 4-5-6 trenni, et julgelt volletrenni või nagu palliga, ütleme siis 2-2 mänguaegasid ma panin omal kirja üks aasta ja see tuli julgelt üle 200 tunni. Et võtta, see on ikkagi rohkem kui iga teine päev palliga siis mängu. Et mingi hetk sai nagu väga palju, aga see oli ikka tohutult nauditav, eriti kui sa oled selline inimene, kes nagu edust vaimustub. Et ma arvan, kõik amatöörid teavad seda tunnet, et kui saavad natuke füüsist paremaks ja natukene nagu selline periood, kus nad on tihemini mänginud, et see tunne, kui tuleb mingi asi paremini välja, see vaimustab ja annab uud hoogu juurde. Et jah, see oli niisugune hästi intensiivne volle periood, aga intensiivne väga positiivses mõttes, et niisugune tohutu vaimustus sellest nagu mängust ja kui sa hakkad jäljest rohkem mõistma, kui mitmekesine see mäng on, et kui palju erinevaid lahendeid ja siis et see ei saa nagu kunagi läbi see areng. Ja ei saa nagu aru, siis ma nagu sain aru mingitest lausetest, mis Leismann oli varasemalt öelnud umbes, siit vaata seda, aga tegelikult võttis mul võib-olla 2 aastat aega mängimist enne kui aru saada, mida ta nagu mõtles selle all, et kuidagi see mäng nagu, mida rohkem mängid, seda rohkem hakkas ennast nagu avama. Kas tegid trenni või sa mängisid reeglina? Need perioodid, kui sa väga palju olid? Ma arvan, et 50-50 et tegime trenni, aga mängisime ka palju. Et Andresega oli just palju neid puudete trenne, te olete kõik näinud, et ühega puuteid ja see on nagu megalt aitab, ma julgustaks nagu kõiki, kui on suvel grillite ja pall on seal, et siis niisuguseid nagu lihtsalt niisuguseid nagu puuteid, koksimisi teha, et seda on nagu minu jaoks ikka rannaollen, seal on nii palju, et on niisugune nagu sõda vahepeal, et see ei ole niisugune kliiniliselt täpne sport, et ainult nagu väga niisugused tehniliselt korrektsed liigutused, et väga palju on sellist, kus nagu pall on lennus ja kuidagi on vaja see nagu mängu jätta. Et sellised niisugused lihtsalt puuted aitavad ikka väga palju, ma arvan. Ja väga palju erinevaid mängijaid ka, et sa võidki olla ühte tüüpi mängija, kes lööb tugevalt ja võid olla teist tüüpi, kes ainult koksab ja mõlemad mängivad samal tasemel, et see on nagu ka alavõlu, et igaüks leiab selle oma mängu lõpuks üles. Ja oli ju periood, kui Kusti tugevasti peaaegu ei löönudki, ja leidis need punktid ikkagi väga tugevate paaride vastu üles. Nii et paari aastaga jõudsid sa enam-vähem siuksele tasemele? Ma arvan kuskil nii jah, võib-olla 3-4 aastat niisugust mängimist. Ja siis, kas väisid ära natukene või? Jaa. Nii, räägi sellest ka, see on ka huvitav minu arust, et sa jõuad kuskile maale, on see eduelamus, millest sa räägid ja kas siis mingil hetkel sa tundsid, et sa liiga palju seda tehtud, et need ootused ei täitunud lõpuni enam või ei olnud seda arengut enam?
ja ma arvan, see on selline nagu kuidagi mõttekoht kõikidele harrastajatele, et noh, et miks sa seda siis teed, eks, et kuidagi see, kui areng on nagu kiire mingis faasis ja alguses ongi kiire, noh, see on ju loogiline, et kui sa alustad uue alaga, et sa nagu arened kiiresti ja siis see innustab ja vaimustab ja on kihvt. Aga siis kuidagi jah, mingi hetk oli selline tunne, et okei, et nagu nüüd nagu enam niisugused nagu tunnetuslikult paremaks ei lähe iseenesest, et siis peaks kuidagi kas nagu veel juurde panema või nagu ootuseid alla tõmbama, et oleks niisugune hea nauditav mängida. Ja siis ma kuidagi jõudsingi sinna, et okei, et ma pean leidma mingi sellise parema harrastaja tasakaalu, et ma ei mänginud enam neid GP kvalisid ja üleüldse nagu võistlesin vähem ka nendel B-turniiridel, et tehagi trenni ja ütleme, mängida seda mängu nagu lusti pärast rohkem. Ja, mis on ju kokkuvõttes see lõppeesmärk? Ja sinna ma tahtsingi jõuda, et kuidagi nagu, sest vahel ka nagu nendel B-liiga turniiridel sa vaatad, et inimesed on nagu kuidagi nii tigedad seal iga punkti peale, no täpselt niisugune tunne, et olümpiapiletid on mängus, et see on nagu see hetk, kus nagu võib-olla astuda natuke sellest rollist välja või kõigil nagu teadvustada, et kuule, et noh, tegelikult see on niisugune lahe kommuun, kes mängib ülimõnusat mängu, et seda nagu veidike nautida ja võib-olla mitte olla nagu ülearu pinges selle saavutusspordi osas selle üle, eriti nagu madalamatel tasemetel, et niisugune sportlik saavutushimu on hea, aga ma arvan, et harrastussportlane võiks leida niisuguse hea tasakaalu selles, et aga tänase, see vist on meil nagu inimestena, eestlastena kultuuriliselt vist ka natuke, et küll ma usun, et see on iga spordiala juures olemas ja igal pool, aga kui ma olen vaadanud YouTube'ist Ameerikas siis suht samasuguseid neid B-taseme võistlusi, siis seal ei ole mingeid kohtunikke, seal tehakse ülevalt tõsteid igasuguseid, võetakse ka ise mingeid ära, tekib ikka mingeid vaidlusi ka, aga mulle tundub, et seal on kuidagi rohkem see, et ma olen see, seal on nagu A-tase on ju, rohkem mängeid, rohkem erinevaid tasemeid, aga põhimõtteliselt, et ma olengi siin A-tasemel ja et see ongi nagu see minu place, et võib-olla siis saan sinna A-tasemele, aga et mängud on nagu kõik ilma kohtuniketa ja kuidagi palju rohkem just nagu nauditakse minu arust seda fun osa seal. Aga ma ei tea, Nils, ma arvan, et sa võib-olla kinnitad seda, mulle tundub, et kui me hakkasime turniire tegema, siis ei olnud Eestis seda rannavõrkpalli nii-öelda kogukonda või kultuuri sellist. Inimesed ei teadnud, üksteist ei teadnud, kuidas väljakul mängudel käituda, aga vähemalt meie küll oleme nagu seda nagu sisendanud ka kuskil infokirju saates enne turniire, et tegu on sõbraliku, eks ole, harrastusturniiriga, mille eesmärk on nautida, eks ole, vaba päeva ja palun lähtume väljakul olles sellest nagu eesmärgist. Ja mulle tundub küll, et kui ma praegu mõtlen, et kui kunagi Kloogarana saaksime turniire tegema, siis kogu aeg oli mingeid vaidlusi. Kogu aeg tuli nagu lahendada ja keegi ei olnud rahul ja karjus kellegi peale, siis täna ei ole neid nagu väga palju. Mul on inimesed võtnud nagu omaks ka selle kultuuri, et kuule, me tulemegi siia mängima. Jah, nad tahavad väga võita, see ei ole muutunud. Kui sa tuled turniiril, sa oled trennid, et sa tahad võita, see on loomulik, aga et ei ole sellist omavahelist liiga palju näeklemist ja kui ongi kahtene pallivahetus, siis meil on ammu juba teada, et on uus pall, eks ole, lähme mänguga edasi, et me ei jää vaidlema liiga pikalt sükse asjad pärast. Ja ma ütleks, et paratamatult seda on ikka, et ma ei saa öelda, et nüüd seda ei ole, et ma ikkagi iga nädalavahetus ma arvan, et mingi olukord võib tekkida, kus tuleb siis turniiril öelda, et kuulge sõbrad, teeme uue palli, et kõik hästi, vahel ma näen neid olukordi, siis on nagu lihtsam mõista, aga vahel ei näe ka, siis ei teagi, mis seal oli, aga jah, ma olen nõus, et kui ma näiteks 10 aastat tagasi käisin Mustamäel siis seal vanadel Credit 24 väljakutel mängimas. Näiteks ma väga hästi mäletan, mängisin sõbra Lauri Arumeelega, me olime noored poisid, sõitsime ratastega kohale, iga kolmapäev käisime seal ja meie ühed suuremad vastased olid sellel ajal Viljo Aros ja Karmo Aros, ma mäletan, ja ka veel näiteks Kaido Luik, kes siiamaani mängib koos Tarmo Luigega. Ja meil ikka olid seal tulised vaidlused ka, et ma mäletan, et seal ikkagi läks, seal samamoodi olnud kohtunikku, siis pidime ise seisu lugema, lugesime seisu valesti, röökisime seal,
et mis seis see on ja noh, nagu mitte ainult meie, vaid nagu mõlemad, et ikkagi noh, nii räigelt, no meie noorte poistena muidugi ka tahtsimegi ju nagu näidata midagi, et et me oskame, saame kuskile pildile, võidame midagi. Aga ega nemad ei taha ka ju samamoodi noortelt nagu peksu saada, et selles suhtes ma arvan, et see kultuur võrreldes, mis seal Mustamäel toimus, on läinud paremaks, sest et ega minu arust praegu meil noored isegi, kes käivad mängimas, ikkagi nagu saavad läbi ka nende täiskasvanud meestega, aga meie seal endale mingit sõpru küll ei leidnud, et meil ikka olid seal vastased ainult nagu aga kohal. See on minu arust äge, et nagu ka Mart ja Kusti on rääkinud, et kuidas maailma karussellil on, et ikkagi mängijad saavadki omavahel väga hästi läbi reeglina, et selliseid suuri vastasseise nagu rannavõrkpallis ei ole, et see üks kommuun tegelikult käib nädalast nädalasse samu kohti läbi, samu võistlusi läbi ja nad väljakult väljas nagu suhtlevad ja see sõprus seal tekib, et mulle tundub, et see ongi ka rannavolle kultuuri osa jälle, et ükskõik, kas see lõpuks on MK karussell või siin Eestis, et ta ongi natuke siukse nagu vaibi kala, et mulle meeldib see kuidagi, et see ei ole siuke süva spordi tegemine tõesti. Ja need Eesti nädalavahetuse GP-d on ju tegelikult ülimõnusad nagu ka lihtsalt sõita ja sinna vaadata, võib-olla väike snäkk ja drink teha ja nagu sa ütled, noh täpselt, et see kogu kommuun ja kaasa arvatud need nii-öelda, kui sa käid fännina seal, vaatad neid, noh sa saad inimestega tuttavaks, seal noh kindlasti on mingid grupid, kes on nii-öelda tihedamalt omavahel, aga kõik saavad kõigiga ikkagi nagu läbi ja noh, see hulk inimesi on ikkagi nii väike, et kui sa võtad nagu ta on väike, aga ta kasvab ikkagi. Noh, kui me vaatame kas või Rakvere MK-d, mis on minu arust nagu äge tõestus, meid ennastki üllatas nagu Nils ja Urmasega on nii palju sellest rääkinud, et halb ilm, see Rakvere Futures esimest korda Eestis MK etapp, et see oli nii suur areen seal Vallimäel, et kas sinna tuleb nagu rahvast ja vihmane ilm ja finaalipäeval on 1000 pealtvaatajat, et no tegelikult on olemas inimesi, see oli ikkagi suuresti, mina teadsin 90% inimesi nägu ja nimepidi. Et see on kasvanud tegelikult päris palju. Arvestades, et oli 2 pealtvaatajat Paides, siis 1000 Rakveres on ikkagi märkimisväärne kasv. Jaa, seda küll. Tublide. Ja mul oli seda ma tahtsin öelda, et oligi Pärnus üks aasta, mina olen selles suhtes ka kaval mängija, et mul reeglina saab laupäeval turniir läbi, eks põhiturniiri esimesel päeval, siis ongi laupäeva õhtu on mõnus, eks ole. Ja siis meil oli Pärnus ja sina olid ka seal üks põhiorgunnijaid ja oligi lõpuks ühes mingisuguses söögikohas või joogikohas seal terrassil väljas Pärnu suve nautimas oli, ma ei tea, 30 või 20. Nils oli ka seal. See oli vist see su viimane suvi, mis oli. Et saidki inimesed kuidagi kõik kokku ja minu arust need on kõik ägedamad hetked. Minu nii-öelda GP nädalavahetuse tihti kõige need silmapaistvad hetked. Ja, need nagu illustreerivad seda meeleolu hästi ja on väga kihtid. Ja, võt. Aga mul tundub, et me peame tänase saate küll kokku võtma. Minu ja Nilsi A-liiga duelli täna taktikaliselt lahata ei jõua. Nils võitis mind A-liigas 3. game'is, olime veel ees Steven Kabaniniga, aga siis Rein Tiisar ja Nils Rükka tegid seda, mida nad ikka teevad. Nils ei ole tänase päevani minule veel ühtegi ametlikku mängu kaotanud, mis ei oleks siis King of the Court. Seal saad alati tappa, aga tavamängus seda ei ole õnnestunud. Nii et ütleme, elu läheb ikka omamoodi edasi suuremate üllatusteta ja seda on rõõm öelda, et Kristjan, aitäh, et sa meile suutsid täna saatesse tulla. Minu arust avasid väga huvitava nurga alt selle rannavõrkpalli ja sinuga on jutuainet veel, nii et ärme ütle, et see esimene viimane kord oli. Võib-olla üks paljudest kordadest, kui sa siin sulle saad. Väga põnev mäng ja palju rääkida. Aitäh! Ja aitäh kõigile kuulajatele vaatajatele, et jälle vastu pidasite, loodetavasti meeldis ja kohtume uuesti siis juba orienteeruvalt 6 aja pärast.